Tere õhtust, head võrkpallisõbrad! Inspira ja Delfi Sport vahendusel oleme otse-eetris siin TalTechi spordihoones, kus kohe-kohe algamas Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeria 4. mäng ja omavahel on vastamisi minemas Selver TalTech ning Bigbank Tartu. Siiamaani mängitud 3 mängu, 15 geimi, kõik on maksimaalselt tehtud. On tehtud ka võrkpalli ajalugu. Me oleme saanud kõike põhimõtteliselt sellest seeriast. Taavi Nõmmistu, mida sina arvad? Tere, ka minu poolt. Mina arvan nii, et selge on see, et selge ei ole mitte midagi. Ehk siis tõesti see seeria on näidanud, et vastased väärivad 11 ja ükskõik, kuidas see mäng algab, kuidas geimid algavad, fookus peab hoidma terve mängu ja nii-öelda kindlustatud ei ole enne midagi, kui lõpuvile on kõlanud. Ma juba enne eelmist mängu sinu käest uurisin, et kuidas selle füüsilisega on, et kas 3. mängus see juba hakkab mõjutama, sa arvasid, et pigem veel mitte. Mis sa arvad 4. mängus nüüd, kui on ikkagi 15 geimi mängitud, maksimum võetud, kas nüüd hakkab vaikselt see füüsiline vorm ka mõjuma? Ma usun, et mõnel mehel ta võib vaikselt hakata juba. Võib-olla just need, kellel võib-olla mingid vigastused on natukene kimbutamas, et siis kindlasti hakkab mõjutama. Samas on need mängud sellise, mõtleks, päris mõnusa rütmiga. Ei ole järjest päevadel mäng. Trenni tehes on vaata tihtipeale koormus isegi suurem. Et ma usun, et selles mõttes tõesti on hea rütmiga, heade vahedega hoitud seda seeriat ja me ei tohiks jääda siin füüsise taha midagi. Ja, kas me korra räägime sellest 0-15 ka või 15-0-st? Sina kindlasti enda ajaloo jooksul sellist asja ei mäleta. Mina natuke ka uurisin ja ega tegelikult ma ei leidnud ka, et oleks midagi sellist juhtunud. Ei tea tõesti, me võime muidugi rääkida ka noorteklasside mängudest ja kõigest sellest, siis leiab selliseid geime, aga tõesti professionaalsel tasemel ma arvan, et ka välismaalt ei leia tegelikult sellist tulemust, nii et tõesti ajalugu oli, kas me sellist ajalugu tahtsime, aga saime. Ja, aga nüüd kuulame, mida rääkisid meeskondade peatreenerid ja Kaur-Erik Kais enne mängu. Selver TalTechi meeskonna peatreener Raavo Keel, 3 väga pikka mängu all. Esimene küsimus kohe, et tehti ajalugu siis eelmine mäng see 15-0, et kuidas sa treenerina mõtled, kas on hea tulla sellise viimase geimi pealt järgmisele mängule? No ma arvan, et poistel kestis võib-olla see viimane geim meeles võib-olla bussisõidu aja, et ega mina läksin Tartust Pärnu, et see läheb ruttu meelest, et seal ei ole nagu küsimusi, ega ta nagu tõenäoliselt kuhugi ta üles jääb rippuma selles mõttes, kui statistikat siuke asi ka juhtus, aga see on siuke ja see ongi kõik, mis seal on. Et selle viimase võidu pealt on hea tulla, et selles mõttes, aga samas see tähendab ka seda, et see mäng võib meile nii-öelda psühholoogiliselt, mentaalselt kujuneda võib-olla nendest 3 esimesest kõige raskemaks, et eks näeb. Väga pingelised mängud siia on olnud. Kas nüüd on juba see hetk, kus hakkab ka füüsiline valmisolek rolli määrama? Ma arvan, et meil ei hakka. Ma olen 99% kindel, et meil ei hakka. Eelmine mäng väga edukalt sekkusid Markus Keel ja Mats Rones. Rones oli siin vigastuste küüsis mingi hetk, et tundub, et nüüd on täielikult valmis mängima jälle. Jah, ta on nagu siin nädal aega osalenud ja kui valmis või mitte, et alati võib olla, aga et sattus hea päev olema, aga loodame, et nii ongi, nagu ta viimane mäng välja nägi. Mis tänases mängus määravaks saab ikkagi? Kas serv nagu üldiselt tavaks on või on siin mingid muud tegurid ka? Jah, et eks see serv ole meil mõlemal meeskonnal nagu tähtis element, aga teisest küljest viimase mängu juurde tagasi tulles, et ega me oma plokiga tegelikult väga hiilata ei saanud, et meie 9 plokist oli see 4 tükki või võib-olla ka 5, aga ma arvan, et 4 tükki tuli ju 5. geimis, et kui nüüd vaadata, et 5 plokki 4 geimi peale, see ei ole rõõmustav number, et püüame parandada seda esiteks ja nii-öelda servile ja vastuvõtule lisaks, et saaks sellele elemendi ka nagu nii-öelda paremaks,
et siis saab näha jah, mis täna toimuma hakkab. Bigbank Tartu peatreener Andrei Ojamets, olen nüüd mõnda aega saanud meeskonnaga tööd teha. Kuidas üldises plaanis siiamaani protsessiga rahul oled? Noh, ühest küljest võiks nagu rahul olla, aga viimase mängu kahe viimase game'iga kindlasti ei saa rahul olla, et oli võitlusliku mängu ja kõik ja ma pakun fännidele selline seeria siin pakub ikka suurt huvi, et ei ole selline ühele poole ega teisele poole, intriig on üleval. Aga tahaks nagu lihtsalt otsustavat hetkel oma meeskonna poolt kindlasti näha sellist ühest küljest rahulikuma, ma mõtlen kainema ja samas nagu julgema mängu, sest lihtsalt tagasi vaadates, kuigi väga ei tahaks, aga siis see oli puhtalt selliste kõrvade vaheline asi, et kuskil võib-olla tuli mingi pettumus, et me umbes ei võtnud seda mängu ära. Aga vastased tuleb au anda, nad on võitlevad nagu lõpuni, nagu ma ütlesin meeskonnal ka, ega jõuluaed on ammu möödas, keegi siin kingitusin teil niisama idee ja kinnituseks on see sama, et vastane on selline, kes ei anna alla kuni viimase vileni. See viimase mängu 0-15, kas oli ka järgmistel päevadel treeningutel seda veel meestes näha või ikkagi tegemist niivõrd professionaalidega, et see tundus, et läks meestel kiiresti meelest? No ma nagu ei viitsi isegi selle peale mõelda, et lõppude lõpuks läksime ajalukku antirekordiga, aga ma lihtsalt mõtlen see, et igaüks saab aru, et see on selline asi, mida ei taha korrata ja pigem nagu tuleb ära unustada võimalikult kiiresti. Sest ees on uus mäng ja seal olla nagu mõtetes mitu päeva sellest, mis juhtus mitu päeva tagasi ja see on juba ajalugu, me seda ei muuda. Tänases mängus, mis sinu arvamus on, mis on määrav, kes selle mängu võidab? No, minu jaoks ikka tahtmine ja valmidus nagu ennast kõik andma ja ohverdama. Teatud mõttes mängudistsipliin. Nagu öeldakse, tahavad võita kõik. Aga kui saavad teada, mis tuleb selle jaoks teha, siis mõned lihtsalt ei ole valmis seda tegema. Nii et eeskätt ma väga loodan, et meil seda tahtmist ja valmidust nagu endast anda viimase tilgani meil see olemas. No ja lõppude lõpuks küsimus see, et kuidas kaotada. Kaotada tuleb väärikalt. Et esimest 2 mängu olid sellised, mis olidki väärikad mängud sellest. Mõlemad pingutasid lõpuni, mõlemad võitlesid lõpuni. Ja ma lihtsalt loodan, et see täna see tuleb samasugune võitlus. Selver TalTechi. Nii, oleme tagasi pildiga saalis, sest meeskonnad on juba väljakule jooksnud. Nagu öeldud, selle seeria 4. mäng. Selver TalTech mängudega 2-1 ees, see tähendab seda, et kui nad täna selle mängu võidavad, tagavad koha Eesti meistrivõistluste finaalis. Kui Tartu selle mängu võidab, siis otsustab 5. mäng mängitakse teisipäeval 31. märtsil Tartu Ülikooli spordihoones. Õige pea jõuame algkoosseisudeni ka, aga vaatame, mäng on käima läinud. Kaibalt paneb palli mängu ja Selver TalTech lahendab keskelt Mihkel Varblase näol. Jätkavad sealt, kus pooleli jäid, ütleme siis eelmine mäng. Tempodele palju tööd ja tundub, et kohe ka siin mängu alguses tahavad tempot käima saada kohe. Ja, ütleme siis kiiresti ära ka. Selver TalTech temporündajatena number 8 Mihkel Varblane, number 9 Andri Aganits, nurgaründajad number 3 Kaur-Erik Kais ja number 16 Joosep Põldmaa, meeskonna sidemängija number 4 Kusti Nõlvak ja meeskonna diagonaalründaja number 25 Andres Jefanov ning liberana number 2 Silver Maar ja 11 Georgi Sitnikov. Külalismeeskond Bigbank Tartu alustamas siis temporündajatena number 4 Mark Saru ja number 99 Mart Naaber, nurgaründajatena number 6 meeskonna kapten Martti Juhkami ning number 10 Stefan Kaibald, meeskonna sidemängija number 1202 Aleksander Eermaa ja meeskonna diagonaalründaja number 21 Jack Williams, meeskonna liberant number 13 Johan Vahteri, number 18 Karl-Erik Läänaru. Aga mäng on alanud ja Bigbank Tartu saab punktiga peale. Juhkame hästi lahendab ära, nii palju veel asetustest ja koosseisudest tõesti, et väga selline tuttav, et võistkonnad mingid suuri üllatusi, muudatusi ei ole teinud, et isegi kui eelmine game lõpetati võib-olla natuke teise koosseisuga, siis täna on jälle selline eeldatav põhikoosseis ikkagi mõlemal pool väljakule pandud ja kui algasetust ka vaadata, siis tegelikult täpselt sama, mis oli eelmise mängu 4 game'i, erandiks oli siis eelmine mäng 5. game, kus natukene avokeel
asja pea peale pööras. Täna jälle mõlemad oma sellise klassikalise algasetuse juures tagasi. Andres Jefanov tsoonist 2 lööb palliplokist auti ja 2-2 tablool viigi numbrid. Jah, eelmine mäng siis tegelikult võib öelda Selver TalTechi jokkeritena tulid väljakule Markus Keel ja Mats Rones, et on ka Selver TalTechi looja käigus see pink ikkagi pikemaks ja tugevamaks läinud. Eks seda pinki saab ise treenida ja tugevdada, et mehed kasulikud oleks ja muidugi Markus Keele lisandumine siin hooaja lõpus annab kindlust ja julgust Aavo Keelele ka, et need käigud on seal olemas ja meestel väljakul ka hea on teada, et nii-öelda mingi tagala on olemas. Ja igal juhul 3-2 saab Bigbank Tartu peale meeskonna sidemängija Aleksander Eerma paneb palli mängu. Planeerivaga ilmselt jah, tahtsingi öelda, siin Põldmaad otsima hakatakse, otsiti ka, aga see palling maandub võrgus ja Selver TalTech saab punkti. Mäletame, eelmine mäng Põldmaa mängu alguses jäi kuidagi selline märkamatuks. Kas ta jäigi lõpuks nulli peale üldse rünnakul? Oleks nagu meeles või sai sealt ühe lõpuks kätte, aga tõesti Põldmaal see eelmine mäng ebaõnnestus. Hästi mängib Maar nüüd kaitses. Kais läheb tooma ploki kaudu tagasi, Põldmaa annab 3. palli üle. Eerma, Williams 4 tsoonist läheb kätest lükkama, viib selle palli plokki ja viib sealt plokist selle auti. 4-3. Põldmaa eelmine mäng tõesti mängu alguses seal 5 tõstet sai, ühtegi ta ära ei lahendanud, et selliseid häid palle talle ei tulnudki ja eks siis see mõjub juba ka vastuvõtul igal pool mujal, nii et Aavo Keel seda lahendama läks Mats Ronessiga, kes siis lõpuks väga hästi hakkama sai, aga siin juba täna hea on näha, et Jack Williams, kes siin mõned mängud oli võib-olla kahvatu, siis täna on juba mitu väga head punktiväärilist liigutust teinud. Ja Martti Juhkami nüüd keriva pallinguga otsib sinna Kaur-Erik Kaisi ette, seda saab sellega eeskujulikult hakkama ning servi äsja Tartu läheb 5-3 juhtima. Ja selles mõttes on hea näha Tartut praegu, et Eesti sellest eelmise mängu 5. game'ist ei tunne, et seda praegu kuidagi meestel kuklas oleks. Just muretsesin või mõtlesin kõige rohkem, kuidas see mängu algus on, kas tullakse natukene kõrvad lontis, aga ei, vastupidi, mehed on päris hästi mänguks valmis ja punkt-punktis siin liigume. Ja eks minugi käest on päris palju küsitud, et kas üldse on võimalik sellise seisu pealt nüüd minna seda järgmist mängu mängima või kuidas see olukord on, aga tegelikult ka Tartu seest ühe mehega rääkides, siis ta ütles, et eks meie isegi peame natukene seda asja naljaks keerama ja ega siin muud üle ei olegi, mis olnud see olnud. Just, ja see võiks hoopis sellist sportlikku viha tekitada tegelikult, mis võib nende kasuks täna rääkida. 6-4 ja Mart Naaber planeerivaga Põldmaa peale. Õlvak, Jefanov ühese ploki vastu läheb diagonaalis lööma sinna ja saab pihta Aleksander Eermale, aga sealt see pall enam mängu ei jää. Jah, sümboolne pool punkti jälle Nõlvakule ka, et päris ilusti ühe ploki vastu mängitud, et Mark Saru ei jõudnud, jälgis hoopis teist poolt. Ja Nõlvak ise servijoone taga. Planeerivaga läheb sealt ka Aibaldi peale, seekord ebaõnnestub tõste nüüd, aga Juhkami leiab päris hea lahenduse sealt, pall mängus. Kais tahab minna ploki kaudu tagasi tooma. Esimene mõte vist oli sealt üle ploki seda veel kuidagi saada, aga päris kaugele siia piiri äärte see plokis tuleb ning kaitses enam keegi üles ei aita. Tegelikult okeilt tagasi tulnud pall, lihtsalt mehed olid natuke oma positsioonidest väljas ja julgestus ei olnud standard nii-öelda plaani järgi, et nii see pall siia ikkagi maha kukkus. Aga Jack Williams, mees, kellest ka päris palju selle loo räägitud, et käib ikka väga tugevate tõusude ja mõõnadega. Hetkel tõusujoones servi äss, Maari kätest pall lakke ning punkt Bigbank Tartule ja 8-5. Iseenesest jah, sai ju, oleks enam-vähem normaalselt pall mängu jäänud, aga natukene see lagi vastu tuli. Võimalik, et varsti näeme reegleid, kus siit saaks edasi mängida, nii nagu tegelikult Kusti Nõlvak praegu palli alla jõudis, aga hetkel need reeglid veel ei kehti. Aga Jack Williams lööb teise ässa järjest, seekord läbi trossi, see pall kerib sinna ning 9-5 ja seisul 5-9 tundub, et Selver TalTechi meeskonna peatreener Aavo Keel kasutab ära oma esimese mõtlemise ja esimeses game'is ja kui me võtame nüüd natuke paralleele eelmisest mängust, siis ka seal tegelikult Tartu sai väga hästi minema 2 esimest game'i. Ma julgeks öelda, et nad mängisid peaaegu oma hooaja parimat võrkpalli.
ma olen nõus, eks jah, võib-olla peaks analüüsima põhjalikumalt, kas tõesti hooaja parimat, aga väga loogiline silmale, süsteem. ega ma seda ei ütlegi, et see absoluutne tõde on. Et väga hea oli tõesti vaadata ja kõik mehed toimisid. Kui mängu lõppu vaadata, siis nende kokkuvõtvates numbrites Marti Juhkami jäi natukene tagasihoidlikumaks. Aga teised mehed tegelikult numbriliselt olid ka isegi lõpuni välja okeid. Aga just need 2 esimest game'i tõesti olid nad väga head ja hästi on nad ka täna alustanud. Põhimõtteliselt mängiti ilma oma vigadeta, 3. game'i lõpus hakkasid need vead tulema ja siis tulid need lõpuni välja. Aga 9-5 Tartu on saanud siit hea stardi ning Jack Williams jätkamas. Suurbritanniast pärit mängumees ja paneb 3. ässa veel. Ei, auti vilistatakse, kas näeme esimest vaiet? Ei. Näitavad seal Tartu mehed ikkagi ise ka, kes seda hästi nägid, et Andrei Ojametsa ei ole vaja praegu torkida. Aga hästi on alustanud Tartu servisurvega, et 10 servi ja juba 3 ässa löönud, et päris korralik number. Järjekordselt üks hea servimees servijoone taga on. Kaisist siis juttu oli, aga tartlased saavad selle kenasti kätte ning Jack Williams ilusti piki piiri lööb selle palli punktiks. Väga hästi kasutas selle, võib öelda, väikse ploki vea ära, et seda piiri natuke palju jäi vabaks ja ta sai sealt piiri kaudu lüüa tegelikult siia juba peaaegu tsooni 6 ja kaitsel on väga keeruline sinna jõuda. Kaibald ja sealt puutub. Üritab küll Joosep Põldmaa teha nägu, et vist ikka ei puutunud, aga see klõks käis sealt ära ja... Seda ei uskunud ta ise ka, et tõesti üritas esialgu natukene näidata, aga ei, selge puude oli ikkagi kätte pihta. Kaibald jätkamas, Kaisi vastuvõtt seal 3 meetri peal, Jefanov 2 tsoonist. Hästi mängivad tartlased kaitses, aga nagu tavaks saanud on, kui mängitakse hästi plokk kaitset, siis plokk ikkagi võrgus seal on. Nii ta kipub olema, aga Jefanovilt iseenesest korralik rünnak kõrgust hoiab, nüüd oli 2 plokki ees ja jälle, kui Selver Taltekil ikkagi natukene jälle raskemaks läheb, on vaja Jefanovile see pall panna, siis tegelikult siin seerias vist kõik mängud ikkagi väga hästi mänginud ja kõik mängud 20+ punkti toonud. Just, ja protsendid asjad ka kõik paigas, et mees on hooaja lõpus ikkagi väga heas vormis. Jefanov, Varblane julgestab selle ülesse. Nõlvak uuesti Jefanovile, läheb sealt koksama. Seal on plokk ees. Põldmaa ja Põldmaa toob punkti. Kas see oli Põldmaale nüüd esimene tõste? Tegelikult ma tahtsin siin just mingi hetk öelda, et oleks vaja nüüd Põldmaa ka mängu sisse kiiremas korras tuua, sest muidu võib korduda see, mis eelmine mäng. Täpselt nii ja oli esimene tõste ja õnneks sai sellise ütleme hea, kiire palli, et küll kontraolukorrast rütmiga võib-olla natuke keerulisem pall mitu korda sisse plokist tagasi käis, aga sai kohe ka esimese tõste ja esimese positiivse soorituse ka. Varblaselt väga hea palling, Williams peab rasket palli lööma, Kais lohakalt mängib seda kaitses ja Aavo Keelga plaksutab seal rahulolematult praegu Kaur-Erik Kaisi peale. Ja põhjendatult ei tulnud ju kõva rünnak, hoiti lihtsalt palli mängus, pigem oli Tartu raskes positsioonis, et ei olnud see tõste enam väga heast positsioonist ja need on vaja kaitses üles tuua. 12-8 Mark Saru palling. Ja kas Mart Naaber lööb käevõrku sealt, üle tulevat palli tahab hakata ründama, aga Kusti Nõlvak jõuab enne palli ikkagi oma poole peal ära puudutada, nii et meelitab sealt naabri Mardi võrku. Õngitses välja tõesti selle punkti, vaatame kordust ka, kas me näeme. Ja nii on, et äks Mart Naaber seda ikkagi lööma, aga Kusti piisavalt kõrgele ikkagi ulatab. 9-12 ja Jefanov, mees, kes igas mängus vähemalt 3 ässa, tähendab, ta on kõik mängud 4 ässa löönud, jah? Täpselt nii ja üli kõrge etteviskega vaatasin ka ise praegu, et kas see kardin siin hakkab vaikselt segama, aga mees piisavalt palju siin trenni teinud ja teab täpselt, kuidas ja kui kõrgele saab visata siin palli. Kodusaalis need asjad on ikkagi viimseni lihvitud. Eerma planeerivaga Kaisi peale, ei saa seda korralikult kätte, Aganits peab anitama. Vahter jookseb selle kaitses üles, mängitakse 4 tsooni Juhkamile. Väga hea ploki pidurdus nüüd Kusti Nõlvakult, 4 tsooni Põldmaa. Läheb teravalt lööma diagonaalis ja lööb ära ja väga pika pilguga saadab ka sinna veel. Päris hea pidurduse tegi Kusti Nõlvak praegu plokis. Selline blokeerimine, mida saalis võib-olla väga palju ei näe, aga selline koha pealt hüppas külje peale veel, püüdis seda palli kinni, et
aga Selver TalTechi õnneks see pall ikkagi nende poole ilusti jäi. Põldmaa ise servijoone taga, sealt tuleb serviviga ning 14-10 külalismeeskond Tartu 4 punktiga peal. Ja tundub, et Martti Juhkami meeskonna kapten, 37-aastane Juhkami servijoone taha astumas on. 196 sentimeetrit nurgaründe all pikkust on ja saab palli mängu panna. Hüppelpallinguga otsib taaskord tema ikkagi Kaisi situ. Kuna jääb enda poole, on see kõik okei. Keskelt anitatakse, küsitakse hoitud palli sealt ja Kais lööb palli väga-väga pikalt outi. Päris julgelt läks lahendama, mis on ju iseenesest tervitatav, aga seda ploki latva kätte ei saanud. Nõnnakul ka natukene see ülipikk vahe, mida Stefanovile lasta tahtis, ebaõnnestus ja selles mõttes anti oma korraliku rünnaku võimalus käest ära. Ja 15-10 Juhkami jätkamas. Alates 2023. aastast siis Tartu ridades tema mängimus on, kui välismaalt Eestisse naases. Kaur-Erik Kais 4 tsoonist ja rünnakus punkt. Hea kõrguse pealt tegelikult plokk ilusti oma kohal, korrektne ka, aga kui seda rünnakut teha piisavalt kõrgelt ja tugevalt, siis võib ka see plokk seal ees olla ja ei ole hullu midagi. Ja tõesti, sealt ploki ladast korduse järgi väga hästi näha, et kui hoiad seda kõrgust. Aganits läheb planeeriva peale nüüd korralik palling. Eerma, Kaibald, Aganits mängib kaitses, aga ei lähe Kais sinna nüüd appi enam rohkem võrgust välja tulevat palli päästma. Oli üllatunud selgelt, et sealt tempomees seda palli veel üles võib tuua ja Kais tõesti väga kiirelt ei reageerinud, et seda võrgust tulevat palli veel mängida. Aganits, aga see muster siis kordub, et esimese ringi teeb hüppelt servi või paneb sellist kerivat ja siis ikkagi kohe liigub tavalise planeeriva juurde. Jah, me ei ole nüüd viimastes mängudes näinud, et kui tal see esimene serv õnnestuks, et siis ta ilmselt jääks ikkagi selle juurde. Et pärast esimest viga ikkagi kohe muudab oma servi taktikat, jah. Aga Jefanov ikkagi jätkab sealt, kus ta sellel hooajal konkreetselt pooleli jäänud on ja töö käib ning 12-16 Kusti Nõlvak. Kaibald, Eerma, Mark Saruga mängitakse, ei klapi kõige paremini. Viljams tundub, et võtab outi mineva palli ära. Hästi reaktsiooniga toob Põldmaa üles tartlastele uus võimalus. 3. kord nüüd ei klapi hästi see võrgupealne võitlus ja üle pall vilistatakse Mihkel Varblasele sealt. Super kaitsetöö, siin Põldmaa tõesti kaevas ühe käega seda tempopalli ja Vogelel on jälle natuke kahju vaadata, et tegelikult oli ju lihtsad pallid, mis sealt tempost ka üle tulid, et just see viimane korralikumalt kätte ei saanud. Ja see oli tõesti, Varblane puutus seda palli teiselt poolt võrku ja kohtunikelt igati õige otsus. 17-12 ning Jack Williams jätkamas. Teist hooaega siis Tartus mängimas ja lööb oma 3. ässa siis täna juba. Ideaalne serv, täpselt tempomehe peale, tema selgelt seda servi ju ei võta. Mihkel Varblane tõmbab seal pea alla, aga see pigem juba vastuvõtjaid segab, nii et tõesti väga heasse tsooni löödud serv. No on tartlased taaskord väga hästi, Taavi seda esimest geimi alustanud, on hea tuhhiga peale tulnud. Aga nagu me siin oleme öelnud ka, et me ei oska sellest mängust midagi nagu oodata või see on ettearvamatu, mis siin saama võib hakata veel. Ja ma usun, et täpselt samamoodi on ikkagi Tartu mehed nüüd oma vigadest õppinud ja teavad ka, et need geimid ja mängud ei ole läbi enne, kui tõesti asi lukus on ja kohtunik vilistanud on, et hästi väga kiirelt võivad need asjad muutuda ja see momentum hoopis teisele poole kalduda. Kui sa siin statistikanumbreid vaatad, et kus see 6 punkti, kas need ongi need serviässad, mis siin löödud on või on ikkagi rünnakuprotsendilt ka Selver TalTech hädas? Põhivahe ikkagi selgelt ässad, et Selver TalTech ise ässasid ei ole löönud ja neile on löödud 5, et sealt selge vahe sisse tuleb. Rünnakuprotsendil tegelikult võistkonnad on praegu küllaltki võrdsed. Tartu hoiab selles mõttes väga head joont, et ainult 1 vea on teinud, aga ka Selver TalTech tegelikult ainult 2 teinud, nii et selles mõttes on praegu korrektne võrkpall. Ja järelikult täpselt need 5 punkti, mis vahe ongi need serviässad.
ja jah, rünnakuprotsendid mõlemal võistkonnal seal 50 juures, aga väga eredalt paistab silma just Jack Williams 6-5 ära löönud, vigu teinud ei ole, nii et väga hea mängu algusega. Aga Kaur-Erik Kais lööb servi ässa ja Selver TalTech tuleb 4 punkti kaugusele, 14-18. Ja saab ise Kaur-Erik Kais jätkata ka. 23-aastane, 188 sentimeetrit pikk Pärnust pärit nurgaründaja. Aga tundub, et see palling läheb pikaks ja siit saab Bigbank Tartu ühe lihtsama punkti juurde ning 19-14. Ja mis jääb silma on see, et võib-olla Tartu vastuvõtt on küllaltki kehva, et selle vastuvõtu kohta ütleme, et see rünnak on ikkagi väga hästi on seda rünnakuid lahendatud, ja tegelikult ka Selver TalTechil ei ole väga midagi kiita, nii et see, et nad suudavad 50%-ga rünnata, on väga hea. Aleksander Eermaa, 2 meest tuleb talle küll seal üleval vastublokis, aga suudab sealt käte alt selle kuskilt veel läbi susata. Ikka 1 mees oli üleval, aga 3 meest olid seal kaitses päris lähedal ja vist segasid natukene 11 seal. 20-14 Bigbank Tartu juhtimas ja Stefan Kaibald. Maarilt nüüd vastuvõtt läheb võrgu peale ja Mark Saru ikkagi üle pall vilistatakse siin Kusti Nõlvakule. Raske olukord kohtunikul kindlasti, mida hinnata. See on päris raske olukord, vaatame, kas me siit näeme. Väga raske öelda. Et vaatame täitsa siit pealt nüüd. Pigem tõste segamine, kui minu enda otsus oleks. Ja veider on, või mis veider selles mõttes, et minu arust oli otsus üle pall. Jah, ehk siis Kusti Nõlvak tõstis teiselt poolt. Jaa, aga tegelikult ta ei saanud seda tõstagi, minu arust plokk puudutas seda üldse ennem. No, igatahes midagi seal vaatama nüüd mindi. Eks see hakataksegi vaatama, kas oli seal tõste segamine või üle pall, et kui ma ise peaksin kuskile panuse praegu tegema, siis ma eeldan, et see punkt läheb ikkagi nüüd Selver TalTechile, aga õige pea oleme targemad, kui ikkagi asjatundjad ehk kohtunikud omad otsused teevad. Las nemad tõesti menetlevad seda ja meie siis ootame otsust. Sest et kogu pall peab ikkagi konkreetselt üle võrgu olema, et seda üle palliks, siin hakati no võtta saab võrgu vea ja selle käigus siis vaadata kõike muud. Jah, kohe ikkagi puutub plokk ka seda, aga kas ta nüüd üle on? No pigem ei ole. Jah, mina jään siin eriarvamusele, aga ehk siis ma olen sinuga samal arvamusel. Et pigem see tõste segamine oli, aga meie neid otsuseid vastu ei võta ja 15-21 on jube hea, et meie ei pea neid otsuseid vastu võtma. Ja ei kadesta, ütleme kohtunikke, et meil on siin palju lihtsam roll. Ja Mihkel Varblane, mees, kellel ka Arsenalis väga erinevad servid ja väga ohtlikud servid. Läheb nüüd kõvat hüppelt servi lööma, aga see palling maandub võrgus ja Bigbank Tartu saab siit 22 punkti endale ning 22-15 esimeses skeemis eduseisus ollakse. Varblase puhul tasub jälgida just neid sinna tsoon 1-2, kus ta paneb neid lühikesi serve väga sellise lõdvarandmega ja ülipehmelt, et need on päris ebamugavad vastuvõtjatele. Ja eelmine ring ta seda ka tegelikult proovima läks. Mark Saru proovib meile nüüd pihta saada, aga see ka päris hästi tal ei õnnestunud. Pall maandub audis ning 16-22 ning Andres Jefanov. No Tartu on jäänud Andres Jefanovi serviseeriatesse päris tihti kinni, et praegu oleks siin kodumeeskonnale hädasti ühte sellist pikka seeriat vaja. On nüüd väga hästi see vise ees ja tuleb korralik serv ka, aga Kaibalt saab selle kätte. Juhka, mille tõste läheb sinna väga antenni taha, pall endiselt mängus. Aganits 2 tsoonist ja näitab, et on diagonaalründaja materjali ka kogenud temporündajal. Absoluutselt huvitav selline lahendus, jah. Ja saab ka nii. Aga see näitab jälle noored võrkpallurid õppige, kuidas sa pead adapteerima selliseid olukordasi ja kohanema nendega. Ja kindlasti Kusti Nõlvak hea mees, kellega seda teha, et tema on alati selline valmis kastist välja lahendusi otsima. Igal juhul. Ja üle tuleb pall, saavad uue võimaluse Selveri mehed tsoonist 1 ja Andres Jefanov lööb selle palli väljakule ning 18-22.
Jefanov jah, jätkab siis servimist, iga mäng ta on saanud, nagu sa ütlesid, 4 ässa löönud, eelmine mäng ta sai seal mängu alguses kohe endal vist 3 tükki kätte ära esimeses game'is lõi kohe 3, tundus, et hakkab siin oma rekordeid jälle purustama, aga ülejäänud mängu peale neid väga palju ikkagi juurde ei tulnud. Vaadati, kes siis eelmine mäng just Selver TalTechi poole pealt siis kõige rohkem servis, loomulikult Markus Keel, kes sai servida siis terve 5. game'i ja sealt korralikult endale numbrid üles 27 servida siis kokku tegi. Ja Jefanov teisena nende võistkonnas siis 20 servi. Nii et püsivad väga hästi tõesti Jefanovi servidest see asetus nii-öelda on hea tootlusega. Ja mida peab ikkagi noore mängumehe kiituseks ütlema, tuletan meelde, et on 17-aastane, kui stabiilselt ta suudab seda tugevat hüppelt servi ikkagi üle lüüa. Ei ole viga äss, vaid on ikkagi äss mängus, et see näitab juba tegelikult mingit kvaliteedimärki. Just tema, mis servil alati see kõige suurem murekoht on see ülesvise, et kuidas noor mees on tegelikult saanud oma ülesviske juba nii noorena väga stabiilseks, et see on selle servi juures kõige alus ja sealt edasi saad hakata juba järgmiste asjadega tegelema, aga tõesti, et see vise on nii stabiilne, seda on siit meil ka selja tagant ilus vaadata. Üks mäng, kui sa kaugel maal reisil olid ja Andres Toobaliga kommenteerisin, siis tegelikult Toobal ja Andres ütleski, et nad terve eelmine hooaeg nägid väga suurt vaeva Andres Jefanovi servi viskega. Siis tuleb tänusõnad saata Andres Toobalile, et töö on vilja kandnud. Hästi mängib Kais kaitses, Põldmaa toob selle väljakule tagasi, Nõlvak. Väikse Ani sinna ploki taha, Kaibalt läheb teist palli lööma ja lööb selle võrku ning tundub topeltvahetus ja Andrei Ojamets on nende topeltvahetuste fänn eluaeg olnud, nii palju kui mina teda treenerina mäletan, ta ikkagi igas game'is need ära teeb. Ja tulebki Williamsi asemel tuleb siis sidemängijana Sagu Toomivaara ja tuleb Aleksander Eermaa asemel tuleb ründajana siis Riku Ordlou. Saame tuttavad liigutused kohe esimeses game'is nähtud ja game'i lõpus, ütleme 3 punkti peale on tulnud TalTech juba vahe vähendanud, et saame siin game'i lõpus vist mängu küll. Korralik palling taaskord Toomivaara, mängitakse 4 tsooni Juhkamiga ja Juhkami meelitab sealt plokivõrku ja tundub, et Kusti Nõlvak oli see mees, kes võrgus oli. Teeb Juhkami ju päris täpselt ja peenelt neid üle ploki, et seal õhus langedes on hirmus suur tahtmine neid palle mängida, tagasi lükata, aga kui sa ise ikkagi kukkumise peal oled, siis tihti sinna võrku ka ronitakse. Ja kui sa tahad seda sealt ikkagi viimasel hetkel veel tagasi visata, siis seda kätt ka veel seal kontrollida, kui sa keha samal ajal maandumise pealt pealt kontrollima on ääretult raske. Mängitakse kombinatsioon vahet Andrei Aganitsaga ja Aganits lööb 1 tsooni selle palli punktiks ning 20-23. Väga ilus kiirus ja päris hea koostöö jäänud tal seal väljakut enam palju, et sinna tsooni 1 lüüa, aga saab piisavalt põhja lüüa ka, et väga hästi keeratud tõesti. Põldmaa palling, hüppelt palling ja kas lööb servi ässa ja võtab peakohtunik ise vaide, igati õige, sest et päris raske oli ka meil siit väljaku tagant seda öelda. Jaa, teisel pool väljakut me oleme esimese tunde järgi ütleks, et out. Mina ütleks sees esimese tunde järgi. Okay. Nii et meil istub kõrval siin Võrkpalliliidu president ja Eesti kaitseminister Hanno Pevkur, kes ütleb, et see on out, aga ta otsustab ka just praegu ringi, et pigem on see pall sees. Lihtne ringi otsustada, kui videopilti näed ja kordust näed, et siis on lihtne otsuseid teha. Ja see pall on sees ning servi äs Joosep Põldmaalt ning kodumeeskond on tulnud vaid 2 punkti kaugusele. Ja Andrei Ojamets ka timeouti praegu ei taha võtta. Üks tal peaks olema. Ja üks on veel alles, jah. Põldmaa nüüd selle paneb kindla peale mängu, Eermaa, Juhkami. Hästi mängivad kaitsest TalTechi mehed, aga pall endiselt mängus. Tartlased saavad uue võimaluse, Williams. Ja Williams on hea olnud, lööb sealt kätest selle palli outi. Ja Aganits on ülikuri enda peale, saab täpselt aru, miks löödi talle ju täpselt plokki sisse tegelikult 2 käe vahele. Kindel plokk oleks pidanud see olema, aga täpselt sealt vahet see läbi põrkas. Palju aega jõusaalis viimasel ajal veedetud, et õlad lähevad järjest laiemaks. Tundub jah, et kokku enam ei lähe, et tegelikult jah, selle TalTechi kaitsepall põrkas nii hästi, et teisel pool Aleksander Eermaa kätte ja sealt pidid nad kõrget palli mängima, aga seekord nii. Esimene gamepall esimeses game'is, aga
ei saa veel Tartu seda kätte. Kais hästi mängib nüüd kaitsesse. Kaibald, Williams kahetsoonist ja lööb ka selle palli ära ning Jack Williams selle esimese geimi võib öelda Tartu meeskonna üks kangelasi. 25-21 võidab esimese geimi, Bigbank Tartu läheb kohtumist geimidega 1-0 juhtima. Teeme pausi, oleme teise geimi algust tagasi. Roode ja Schwarzi uuring kinnitab, et kõige parem on olla Telia mobiilivõrgus, kus naudid üle kogu Eesti parimat levi, töökindlust ja keskmisi kiiruseid. Telia. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, Vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Terminal. Bigbank Tartu esindusmeeskonna suurtoetaja. Tartu toetab tippsporti. Koos loome tugevama ja tervema kogukonna, pakume elamusi ja hoiame Tartu vaimu. Terve Tartu võidab. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Telia turvavõrk kodu aitab sind kübermaailma ohtude eest kaitsta. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Head võrkpallisõbrad, tagasi pildigi oleme TalTechi spordihoones. Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeria 4. mäng. Selver TalTech, Bigbank Tartu 1-0 geimidega peal ja Taavi, heidame pilgu statistikasse ja huvitavaid numbreid sealt äkki. Jah, seda geimi iseloomustas tegelikult mees nimega Jack Williams. 8-7 ära löönud, vigu teinud ei ole, lõi 3 ässa ka, nii et kui sul ikkagi diagonaalründaja selliste numbritega lahendab, siis on väga raske seda geimi kaotada. Ei olnud see üleolek väga suur, aga kui otsida põhjust võib-olla, miks Tartu veel võib-olla suuremalt ei võitnud, siis nende vastuvõtt jätab ikkagi soovida. See, et nad raskeid palle nii hästi ära lahendasid, hoidis neid ikkagi elus, aga pikas jooksus tõenäoliselt 70% sa terve mäng halba vastuvõttu ei lahenda. Nii et natuke on selle vastuvõtu poolega Tartul vaja tegeleda, et see saastuslikuks ei saa.
ja eks olgem ausad, kui on halb vastuvõtt, siis diagonaalründaja ongi see mees, kes neid raskeid palle kõige rohkem saama peaks ja Jack Williams vedas esimeses game'is suurepäraselt välja. Nõlvak, Jefanov läheb sealt tanitama, hästi mängib Eerma kaitses, Kaibal teeb tõstetööd, Juhkami ja läheb kätest lööma ning lööb selle palli plokist outi. Mart Juhkami esimene game 8-2 lõi ära, et protsenti on kõrge, nüüd läheb oma protsenti siis kasvatama, aga mis on seal juures on oluline, et ta vigu ka ei teinud, et üleüldiselt rünnakul mõlemad võistkonnad 2 viga tegid, et väga korrektsena hoiti seda mängu. Ja Mark Saru lööb servi ässa, Tartu saab 2-0 peale, 3-0 juba siin teises game'is peale. Korraliku survega on kohe alustatud ja Mark sai ka oma asjad nüüd klappima. Tõesti esimese game'iga juba Tartul 5 ässa ja nüüd siis kasvatavad seda numbrit. Keskelt mängitakse Varblasega ja ka sealt tuleb nüüd rünnaku viga ja Meeli 0 ning tundub, et Aavo Keel kasutab game'i alguses kohe oma esimese mõtlemisaja siin teises game'is ära. Kiired mehed tagasi sinna pingi peale ja ikkagi jutud jälle selgeks. Varblane sai umbes sama olukorra, mis enne Andri Aganit siis, kui väga sinna 4 tsoonis ära kaldus ja seda väljakut enam väga palju ei olnud, kuhu lüüa. Aganits enne sai väga hästi pihta, Arblasel nüüd ikkagi keeras auti selle. Ja vägisi tuleb ikkagi meelde see kolmapäevane Tartu mäng praegu, et Tartu mängib head mäng, okei, vastuvõtt endiselt lepime kokku on kehva praegu neil, aga sellest olenemata nad mängivad väga okeid võrkpalli. Selver Taltek jällegi võitleb iseendaga praegu. Täpselt nii on, hästi mingid sellised mustrid kujunevad isegi siin seerias välja, lisaks sellele, et alati 5 game'i mängitakse, et Tartu alustab väga hästi, aga raske praegu jälle näha, ütleme selle poole tunni pealt, mis me siin näinud oleme, et kuidas nad siis nii ära murda, aga oleme selles olukorras juba varem ka olnud. Et ootame veel natukene. Juhkami toob kaitses üles, aga plokk on võrgus. Läheb esimese asjana kohe peakohtunik juurde, tõin ilusti üles, aga kui saab teada, et Mart Naaber võrgus oli, siis ikkagi palub Kaarel Põldemaa käest vabandust. Oleme tänased kohtunikud ka võlgu veel 2. Teine game käib juba, aga esimene kohtunik siis Kaarel Põldemaa ja teine kohtunik Irina Suhova. See on hea märk, kui ei ole pidanud neid väga mainima või nad ei ole silma jäänud, et järelikult on asi kontrolli all. Ja täpselt nii. Aga tuleb serviviga nüüd Varblaselt ja 5-1 Bigbank Tartu juhtimisel Aleksander Eerma. Servijoone taga sidemängija, kellel siis on minu teada hetkel ainukesena järgmiseks hooajaks ka Tartuga leping olemas, seda siis klubi juht Henrik Rikand võrkpalli podcastis rääkis. Aga seal puterdamist nüüd Selver Talteki poolel ning 6-1. Ja Kauri-Erik Kaisil lendab sõrm ära. Tegelikult teip, mis oli seal ümber jäi sinna õhku lendama pärast vastuvõttu ja korralikult puterdamist sellele ka järgnes. Ja, aga tegelikult, kui me siin oleme natuke, just rääkisin, et Aleksander Eerma järgmine hooaeg jätkab, siis tegelikult ka Selver Taltek on oma sotsiaalmeedias 2 esimest meest välja hõiganud, kes järgmisel hooajal jätkavad ja need on mõlemad liberod Silver Maari jätkamas Selver Taltekis ja Sten-Markus Taasveli. Ja ka vahetus Selveri poole pealt väljakule tuli Markus Keel ja Kusti Nõlvak väljakult ära. Jah, Markus Keel saab juba hullama hakata, Aavo Keel tundis, et mingit käekirja muutust vaja on. Selgelt ka seis seda näitab, et kuidagi ta sekkuma pidi. Marti Juhkami oli lähedal selle ühe mehe blokile, aga lõpuks ikkagi sealt kätte vahelt see pall läbi tuleb. Nii lähedal, aga samas nii kaugel. Just. Andres Jefanov servimas, korralik palling, Tross peab küll selle kiiruse natukene kinni. Williams sanitamas ja Williams küll, iga puude on täna kuld. Täpselt nii, on siis rünnakul olnud 1 puude, mis ei ole punktiks läinud. Aga see ei olnud ka viga. Aga see ei olnud ka viga tõesti, et ühe palli on mängu jätnud, aga 9-8 on mees siis nüüd ära löönud. No jälle võib öelda, et tõenäosus räägib sellest, et terve mäng ilmselt ei saa nii kõrge püsida ja et varsti peaks siis Selver Taltekil lihtsamaks minema.
aga Juhkamilt korralik palling ning üle tuleva palli lahendab võrgu kohalt Stefan Kaibald. Kas sul on võtta, Taavi, arvutist kiiresti lahti ka teise mängu, mis siin samas peeti? Tuleb meelde, et Andrei Ojamets pärast mängu mingis intervjuus mainis, et oleks pidanud Jack Williamsi varakult juba tegelikult välja võtma, et mis need numbrid tal siis olid? Jack Williams eelmine mäng... Üle-eelmist mängu mõtlesin, mis siin oli. Kohe vaatame. Et seal oli kohutav ja nüüd 2 mängu pärast seda on väga hästi mänginud, et kuidas päevadega võivad need asjad muutuda. Aga 3-8 hetkel selles game'is ja Põldmaa pallimas. Juhkami vastuvõtt siin 2,5 meetri peal. Kaibald lööb hea kõrguse pealt maa õige koha peal, aga üles ei tule. Jack Williams siis siin saalis viimati 32 tõstest lõi ära 6-19%, siis rünnakuprotsendiks selgelt vähe, aga tegi sinna kõrvale veel 10 viga. Nii et jah. Peab nõustuma Andrei Ojametsaga, et oleks pidanud võib-olla välja võtma. Mitte võib-olla, vaid päris kindlasti. Naaber planeeriv, aga Kaisi peale. Ja keskelt mängitakse võrk tühjaks. Mark Saru läheb tavalise tõusvad peale blokeerima, aga mängitakse siis kombinatsioon vahet Andrei Aganitsaga ja Aganits toob punkti 4-9. Toredaid servikiiruseid näeb siin ka 54 kilomeetrit tunnis. 50 alas veel maha ei võetaks. Aga 4-9 ja Aganits ise nüüd servimas. Eesti koondise kapten ja Selver TalTechi meeskonna kapten. Eerma mängitakse paipi nüüd Juhkamiga. Oi, kui hästi mängib Põldmaa kaitses. Ja Kaur-Erik Kais lööb selle palli punktiks. Mark Saru on natukene nüüd Jack Williamsi peale pahane, et Williams blokis käed ära tõmbas. Jaa, väga ilus punkt, super kaitse ja päris selline hea emotsioonipunkt siis Selver TalTechile, mida neil kindlasti praegu vaja on. Jack Williams siis tundis, et minnakse kätest välja lööma ja ta igaks juhuks ikkagi tõmbab need käed ära, aga see tekitab plokis ikkagi väga olli olukorra, kus sinna külje peale saavad sisse lüüa. Aga see on jälle see koht, kus sa pead tegelikult natuke rohkem kaasa mõtlema. Vasakukäeline ründaja 4 tsoonist, talt on väga raske sealt antenni tagant hakata kätes seda palli auti tõmbama. Just, pigem võib-olla Jack Williams mõtles seda, et läheb latva lööma äkki, aga jah, ei tea, mis ta lõpuks mõtles, igatahes tõesti see eriti need pallid, mis natuke pikaks lähevad, need tulevad sinna tempomängija kätele külje peale siis sisse. Aga 10-5 Bigbank Tartu endiselt 5 punktiga seda teist game'i juhtimas on ja Williams ise servijoone taga. Ma siis 26-aastane mängumees. Keele alt tõste, Kais 3 bloki vastu läheb käsi otsima, aga nüüd ei saa nendele kätele küll pihta ja 11-5. Päris kaugel oli see latv tõesti praegu. Läheb otsustavalt ja agressiivselt küll neid lahendama, aga tulemus sealt ei tulnud, nii et Aavakeelel ikkagi vaja juba teine time-out ära korda sekkuda siin, ütleme, game'i esimeses faasis ikkagi juba. Jaa, aga kui see seis ikkagi selline on, mis sa nendest hoiad, sa kasutad need ära ja kui game'i lõpupoole on vaja midagi kasutada, siis on meil need videovaided veel olemas. Küll siis saab trikke välja mõelda, jah, põrand hakkab rohkem märg olema kui võib-olla siin game'i alguses ja kõik sellised muud asjad. Tartu meestel pikka juttu polnud, mängijad tagasi väljakule ja Selver TalTech kasutab ikkagi selle mõtlemisaja täiel määral ära. Saame näha, et tundub, et seal on Aavol mingi pikem kõne lausa, et läks tõesti aega seal, väga kahju, et ei kuule seid. Et neil mikrofone ei ole. Peaks sokutama ise salaja sinna Aivule endal oma mikrofoni, aga on millest rääkida praegu 6 punktiga ikkagi juba taha jäänud ja Jack Williams valusa käega mees tänases mängus servijoone taga. Ja Williamsilt serviviga, see on ikkagi võib-olla see koht, kus toome poomimehe tagasi. No, et kui ta viib ühe mängija sealt eemale, see on okei, aga tegelikult üldist time-outi selle poomiga me kuuleksime. Jah, ma saan aru lihtsalt, et treenerid ei ole väga vaimustuses sellest, nii et mis me siis ikka kiusame neid. Seda küll. Ei lähe see pall lakke, kodusaal ikkagi. Põldmaa rünnak ei jää ka maha, Eerma ühe tsoonist Williamsile. Maar toob kaitses selle ülesse, Keel 2 tsooni sealt Jefanovile, Jefanov lööb kätest auti ja 7-11. Ja Andrei Ojamets siin just kui nägi midagi
mis talle meeldis, aga ei, punkti ikkagi Selver TalTechile. Ja Andrei Ojametsal täna siis väga pikk päev siin TalTechi spordihoones. Kell 1 ju mängis naiskond Selver TalTechiga ja selle mängu Tartu võitis 3-0. On tõesti haruldases rollis Andrei Ojamets ja Valentin Kordas samamoodi tegelikult juhendavad siis nii meeskonda kui naiskonda. Kordasele anti naistega vaba päev täna. Teda hommikul ei olnud, mina käisin seda mängu siin vaatamas. Okei, teda naiste juurde ei lasta. Täna ei lastud jah, keegi pidi bussis ilmselt meestel ka korda hoidma. Aga 12-7 oli naljaks ja Stefan Kaibald servijoone taga. Läheb nüüd planeeriva peale üldse. Põldmaa vastuvõtt väga kauge, keel peal alt tõstma. Jefanov ja saab sealt Aru kätest palli auti. Ja Arul tegelikult täpselt identne blokk, mis oli just punkt tagasi teiselt poolt, et tuleb ka kätele külje peale sisse ja pall sinna külje auti lendab. Tegelikult just kui koht õige, käed enam-vähem korrektselt, võib-olla natuke rohkem üle peaks ajama, saab selle puute kätte, aga külje peale auti need põrkavad. Kaur-Erik Ais. Väga korralik hüppelt pallid, aga no super vastuvõtt, nüüd läheb natukene liiga riskantselt Teerma seda mängima. Põldmaa läheb kätest lükkama, aga tundub, et ei saa neid käsi sealt kätte ja nüüd oli õige tegu neid käsi natuke sealt eemal hoida. Jah, tundus mulle korra, et Jack Williams ei puutunud seda väga-väga õrnalt. Vist mitte. Tundub, et mitte ja. Aga Mark Sarumees, kes siis alustas hooaega Portugalis ja nüüd on mõnda aega juba Tartus vägitegusi teinud. Lööb selle servi võrku ning 9 punkt Selver TalTechile ja 9-13 kodumeeskonna poolt vaadatuna ning Mihkel Varblane, see mees, kes servima läheb, tema siis ka nüüd pärast väikest välismaa trippi retke on tagasi kodumaal ja Selveri võiskonnas Eerma ühe tsooni nüüd Williamsile ja Williamsi esimene rünnakuviga täna. Jõudsime ära oodata ja nagu sa ütlesid, tõenäosus hakkab mingil hetkel tema vastu mängima ja hetkel nüüd see koht oli. Tartu selle rünnakuni siis see game väga ilusaid numbreid rünnakul näidanud. Esimene viga oli see tegelikult üldse see game Tartu rünnakul, nii et tõesti siiani eeskujulikult tegutsetud. Eerma ei ole kõige ilusam tõste, aga mängid ikkagi põhimõtteliselt võrgu tühjaks, siis võib see tõste kole ka olla ja 14-10. Kiirus oli selline, mis üllatas ilmselt ka Jack Williamsit natukene ja veidi võib-olla üle sõrmede läks, aga tänu sellele ka tõesti blokk ei jõudnud, nii et oli võimalik seda suunata sinna. Jah, täis hüppesse ei saanud minna, pigem läkski niimoodi jooksu pealt päästma seda rünnakut. Eerma paneb pähe lihtsama pallingu. Jefanov. Seal on Marti Juhkami käed, aga Jefanov nüüd 3 viimast rünnakut ilusti pallid ikkagi blokist auti toimetanud on. Ja tõesti, kui me siin Jack Williamsit kiidame ja oleme unustanud Jefanovi ära, kes ka tegelikult ilma vigadeta. Sellega me oleme harjunud juba. Just, et see on vana uudis ja tõesti 13-9 ilma vigadeta 69 rünnakuprotsendiks, nii et no ideaalne mäng. Väga head numbrid. Juhkami läheb koksama sealt ja see on see, millest me täna juba korra rääkinud oleme, et on raske seal ennast hoida nii, et sa ei lähe võrku. Juhkami on enamus oma rünnakupunktid niimoodi õgitsemisega saanud, et pigem maha pole löönud, et aga veelitab vastase võrku. No, ka nii saab. Ja meeskonna kapten Marti Juhkami ise servijoone taga. 15-11. Korralik palling, aga Põldmaalt väga hea vastuvõtt, keel ühe tsooni Jefanovile ja lööb sealt bloki vahelt selle ära ja Juhkamile pihta. Jätkab väga heade numbrite tegemist, on teinud siis Jefanov ainult ühe servi vea. Äsa kahurit ei ole täna veel tööle pannud, aga vaatame, kas jätkab oma mustrit, et ikkagi 4 tükki peaks ära lööma mängus. Jah, ega kuidas sa pärast koju siit lähed, kui ei ole ühtegi näiteks löönud? Huvitav, peaks vaatama, kas tal on mõni mäng, kus ta ei ole see hooaeg ässa löönud. Ma usun, et ikka on. Aga sellest Joosep Põldmaa lööb nüüd servi ässa ja Joosep Põldmaa on ka täna hoopis teist nägu, kaitses väga korralikke palle üles toonud. Rünnakul küll väga vähe tööd saanud, aga must töö ja see on kõik väga hästi toiminud. Just on jah, väga vähe tõsteid saanud, tegelikult 6 palli ainult rünnakul
lahendamiseks saanud, 2 tükki ära löönud, nii et suurt koormust tõesti ei saa, aga noh, kui sul on Jefanov, kes nii häid numbrid näitab, siis no eks tulebki sinna päris palju anda. Kaur-Erik Kais, ka teine rünnakuliider võiks olla selles võistkonnas, saanud 10 tõstet, 4 ära löönud, aga kõrvale 3 viga teinud, nii et see on võib-olla selline muret tekitavam. Aga Bigbank Tartu seisul 15-13 kasutab ära oma esimese mõtlemisaja teises game'is ja on sealt -5, -6 pealt nüüd Selver Taltek vaikselt jälle ronima hakanud ja 13-15 vahe vaid 2 ning Põldmaa jätkamas ja lööb ühessa veel. Joosep Põldmaa tuleb ka pärast time-out'i sama hea mehena tagasi ning 2 serviassa järjest. Super serv 2 vahel, väga hea kiirus jäi mul nägemata nüüd, mis see kiirus oli, aga tõesti just see koht, kuhu see serv läks, väga hea. Mõlemad võistkonnad näitavad see game ikkagi uskumatult kõrgeid rünnakunumbrid tegelikult. Jack Williams nüüd seda jätkab. Selver Taltechi rünnakuprotsent teises game'is 60, Tartu teeb veel paremini 67, nii et ühest küljest kvaliteetne rünnakumäng, teisest küljest peab hakkama mõtlema mõlemal pool ikkagi, kuidas plokikaitsega pidurdusi rohkem saaks. Ja neid võimalusi on vaja kaitsest ka juurde saada. Aga 16-14 ja Mart Naaber. Korralik planeeriv ja on hädas seal vastuvõtuga Põldmaa. Kais 3 ploki vastu. Naaber mängib julgestuses. Kaibalt pushpooliga, Jefanov toob kaitses ülesse Põldmaa. Kais läheb kõvasti lööma ja nüüd jääb kinni sinna Mark Saru ning Jack Williamsi kätesse. Kaisit hetkel ikkagi liiga sirgjooneline lahendus, üli ebamugav pall, mida lüüa, selja tagant tuleb, sa justkui kaotad ploki tegelikult ära, kaotad selle kõrguse tunnetuse ära, kui palju sul võrguga vahet on, et sealt kas või lihtsalt mängu jätmine oleks olnud natukene parem lahendus. Vaatame, kaua Aavokeel selles mõttes mõtleb veel, et kas näeme Mats Ronessi võib-olla hoopis Kaisi asemel täna? Jaa, aga see võib juhtuda. Kais, aga noh, kui sa nüüd niimoodi kohe järgmise ära lööd, siis võtad need mõtted kohe peast ära peatreeneril. Tundub nii, et ega Kaisi numbrid midagi hullu ei ole lihtsalt, kui vaadata, et Selver Taltech on rünnakul, ütleme siis koos plokilöökidega 6 viga teinud, siis nendest 4 on Kaisi statistikas, nii et see on võib-olla asi, millega just saab oma numbreid parandada. Ja võib-olla neid silmad kinni kõvasti lööma, minekuid vähem ja proovidagi ploki kaudu tagasi tuua siis sellises olukorras. Hästi Varblan loeb nüüd seal tartlaste rünnaku läbi, saab ploki pidurduse, aga Stefan Kaibald jääb ühese ploki vastu ja teisest võimalusest tartlased ikkagi punkti võtavad ning 18-15. Marti Keel seal hästi üksi on ja väga suurt ala ära ei kata, ütleme viisakalt. Vehib seal kätega ka, aga kinni seda palli ei püüa ja kui ta niimoodi koha pealt läheb ka, siis see madalaks see natuke see plokk jääb ja tegelikult saime niimoodi natukene seda siseinfot, et miks eelmine mäng, see game'i lõpp või mängu lõpp, viimane game, see asetus nii pandi, et kui meie arvasime, et võib-olla tahetigi seda planeeriva, aga head survet saada palju, siis oli tegelikult ikka põhjus see, et Markus Keele plokki võib-olla siis võimalikult vähe kasutada, et ta võimalikult vähe eesliinis oleks. Aga tervitame Martit ka kindlasti, et kui ta siin kuulab ja vaatab, kuidas vend ja isa mängivad. Jah, on sattunud ju saaligi. Hetkel on, ütleme, meeldivalt palju rahvast, et teda ei tuvasta. Ja tõesti, seda peab küll ütlema, et rahvast on mõlemad pooled tribüünid täis ikkagi ja rõõm näha, et ikkagi kevadeks võrkpallirahvas ka saali tee leiab. Ka see palling läheb kuidagi üle. Kais, see on lihtne saaksin tartlastele, Eerma, Kaibald ja nüüd Kaibald saab sealt taaskord ühese ploki vastu lüüa, kui me rääkisime 15-17 seisust, siis järsku on see seis 15-20 ja on Bigbank Tartu teinud taas väikese vahespurdi ja saanud 5 punktiga peale siin teises game'is. Jälle mees, kelle, ma ei tea, millegi pärast ei ole kuidagi maininud täna eriti. Kaibald ka supermängu teeb rünnakul 8-6 ja ainult 1 viga, et tõesti rünnakunumbrid on paljudel meestel väga head. Ja siin on juba ülepall ka, tundub Kaur-Erik Kaisil, aga ikkagi plokipunkt läheb Eermale, tundub kirja. 21-15, nüüd on hädas siin Selver Taltek game'i teises pooles. Ja tuleb vahetus
millest me rääkisime, aga mitte siis selles võtmes, et Kaur-Erik Kaisi asemele ei tule Mats Rones, vaid ikkagi Põldmaa asemele. No eks tuleb teha seda, mis eelmine mäng toimis. Williams taaskord korralik palling, Keel, Kais, Eerma läheb tegelikult päris hästi neid käsi viskama ja see vist on enamuste treenerite käekiri, et 1-1 vastu sa võid seal pigem visata. No, või oleneb treenerist? Oleneb natukene, osad tahavad isegi ühe plokiga korrektsust, et just kui kaitse peale loota, aga oleme ausad, kui 1-1 vastu lüüakse sealt, palju see kaitse neid üles toob, et minul on olnud küll selliseid treenerid päris mitu, kes lubavad seal riske võtta, see on just kui selline 1-1 vastu duell, terve mängu jooksul tekib seda sama võitlust seal väga palju, nii et ise pead kogu aeg meeles pidama, et kuhu ta eelmise korra lõi ja nii-öelda ka mentaalselt võib-olla mängima selle vastasega siis. Aga 22-16 väga korralik eduseis siin külalismeeskonnal teises game'is on ja Stefan Kaibal, nagu sa ütlesid, mees, kes on ka väga hästi rünnanud, et vist võimegi hakata nüüd rääkima hoopis selles võtmes, et kes oma blokkkaitse lõpuks toimima saab. Et kas Selver TalTech saab selle toimima või ei saa? Just siin see võib võtmeks kujuneda siin selles duellis tõesti nii hästi rünnatakse. Selver TalTechil nüüd on natuke kehvemaks läinud ka see game, rünnakuprotsent 48 peale kukkunud, aga Tartu hoiab seda ikka veel üle 60. Kaisi palling, Vahteri vastuvõtt siin 3 meetri peal ja ei klapi väga hästi sinna Mark Sarule. Korra tundus, et kas ei võinud ka Tross olla, aga vist ikka olid ploki käed. Ja Jefanov lööb selle palli auti. Kas lõi? Kuigi ma ei ole ka kindel praegu, kas lõi auti. Aga Avo vist ikkagi tahab võtta, tundub mulle seda vaiet. Vaatame, kas tal üldse lastakse seda veel nii hilja võtta. Ei lastagi, vaatame meie seda kordust korra aegluubis. Ja nii on raske öelda, seda on vaja ikkagi saada täitsa joone pealt. Võis olla sees, võis mitte olla, aga jah, jäi seal Selver TalTech hiljaks ka oma vaide võtmisega. Aga Tartul vahetus olnud just servi jaoks. Rauno Kink tuli servima, jah? Täpselt nii. Ja meile kõrva tuleb, et korduse järgi pigem tundus see pall sees, aga see selleks. Ja, ütleme, on Tartul ikkagi mugav edu sees ja tohutult mängumuuti see võib-olla ei olnud, aga mine tea, oleme näinud siin igasuguseid stsenaariume, et võib-olla tõesti oleks olnud põhjust võtta. Kas me täpselt samast asjast ei rääkinud ka eelmine mäng teises game'is? Teises pooles, kus meile tundus, et see pall võis sees olla ja oleks võinud võtta. Aga Kaibals lööb nüüd tagantliinist selle palli auti ja 19-23. Nüüd juba vaatad, et siin peaaegu juba 20-22 oleks, et siis on tegelikult hoopis teised jutud on ju. Teised jutud, et tegelikult võis olla päris väärtuslik punkt. Aga Varblane jätkamas ja sealt võiks nüüd hea surve peale küll saada Tartule. Ja saadakse ja see on Servias. Ja see on Servias, väga korralik palling nüüd Selver TalTechi temporündajalt. Ja tuleb topeltvahetus ka loomulikult ära. Ikka näeme, miks me ei näe. Tavaline klassikaline topeltvahetus. Toomivaara ja Wardlow väljakule, Eerma ning Williams väljakult ära. Ja kohe läheb muidugi kapten Juhkami küsima aluvise kohtuniku käest asetust ka, et alati kipub see kohe siis meelest ära minema, kui see topeltvahetus tuleb. Ja alati läheb asetus siis meelest ära, kui just sulle ässad lüüakse. Ja seda ka. Siis tuleb ikkagi arutama minna. Et kus meil see sidemängija ikka olema praegu peaks? Aga 20-23, vaatame, kas saavad veel lähemale siin kodumeeskond. Ja Mihkel Varblase näol servi. Nüüd paneb lihtsa servi Juhkamil lihtne saak Wardlow 2 tsoonist. Ja blokk võrgus näitab alumine kohtunik. No oli võimalus sealt kontrapall võtta, aga tuleb taaskord võrgu viga ja ei pea Ronessi keha siis Aganitsa sellele survele vastu, mis sealt otsa lendab. Aganitsa kaalunumbrit ei tea siin viimast nii-öelda, aga eks see mass ole seal päris korralik, mis sisse lendab ja Ronessil kindlasti raske seal midagi vastu panna. Aga oleme jõudnud esimese gamepallini teises game'is. Aleksander Eerma paneb selle mängu. Maar, Keel,
keskelt mängitakse, hästi mängib Kaibald nüüd kaitses. Eerma Juhkami peab lihtsa palli üle andma, Maar Keel uuesti keskelt ja 2 korda Aganits ikkagi neid palle mängu ei jäta. Vähemalt 50% ikkagi hoiab ära. Siin oli Eerma ja raskes seisus, kus tegelikult jõudis ilusti joosta palli alla, aga siin ei saa kõrget palli tõsta. See saali lagi tuleb ette, kui sa tahaks nii tõsta seda nagu peaks ehk kõrge kaarega võrgu peale. Nii et sellise free balli siis Martti Juhkami pidi üle andma. Jah, et üldiselt on see olukord, kus neid palle tahetakse võrgu kohale võitluseks kõrgelt anda, aga siin tõesti neid võimalusi ei ole. No Jefanov on nüüd servijoone taga, Juhkami 2 tsoonist läheb anitama. Nüüd saab sealt Aganit selle julgestus ise kätte. Rones toob ka ploki kaudu tagasi. Nõlvak uuesti Rones ja Martti Juhkami võtab Mats Ronessi kinni. 25-21 võidab teise geimi Bigbank Tartu meeskond, läheb kohtumist geimidega 2-0 juhtima. Teeme pausi, oleme 3. geimi alguses tagasi. Rode ja Schwarzi uuring kinnitab, et kõige parem on olla Telia mobiilivõrgus, kus naudid üle kogu Eesti parimat levi, töökindlust ja keskmisi kiiruseid. Telia. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, Vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Kuulbet. Terminal. Bigbank Tartu esindusmeeskonna suurtoetaja. Tartu toetab tippsporti. Koos loome tugevama ja tervema kogukonna, pakume elamusi ja hoiame Tartu vaimu. Terve Tartu võidab. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Telia turvavõrk kodu aitab sind kübermaailma ohtude eest kaitsta. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naistekoondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Tagasi oleme pildiga Selver TalTech ning Bigbank Tartu poolfinaalseeria 4. mäng 2-0. Külalismeeskond Tartu läinud juhtima. Taavi Deja Vu
Oleks nagu näinud seda mängu, jah. Eks need hakkavad siin korduma need olukorrad, aga teine game, jälle numbrite poolest täpselt sama lõppskoor. Vaatasin otsa, kust suurim vahe sisse tuli, ikkagi rünnaku pead lõpuks. Selver Taltech tegi teises game'is 5 korda otseviga ja 2 korda löödi blokki, samal ajal kui Tartu hoiab väga puhast joont ja tegi ainult 2 rünnaku viga ja blokki ei löönudki, nii et see tähendab, et kodumeeskond ei ole 2 game'i peal ühtegi blokki saanud või? Sul on õigus. Ja kui me vaatame, mis mehed seal on, siis sealt oleks abi hakata vaja saama. Kindlasti oleks ja kas või pidurdusi, et kui me vaatame jälle ka teises game'is näiteks kaitsepallide lahendamist, Tartu lahendab kaitsepalle 67%-ga, mis on päris kõrge protsent ja Selver samal ajal 38-ga sama elementi. Teistes olukordades on nad küllaltki võrdsed. Mis teises game'is veel silma jäi, Kaibalt toodi nii-öelda mängu, et kui ta esimene game sai ainult üle 2 tõstet, siis tegelikult teises game'is juba 8 tõstet, millest 6 ära lõi, nii et liitus ka nende meeste nimekirjaga, kes väga kõrget rünnakuprotsenti täna hoiavad. Aga nüüd on 3. game alanud ja Mark Saru lööb servi ässa 2-1. Külalismeeskond juhtima saanud Mats Roness on jäänud siis 3. game'is algkoosseisu Joosep Põldmaa asemel. Arult taaskord väga hea palling, Keel. Jefanov ja kas lööb selle outi ja lööb outi. Kas oli nii, et 14-10 oli Jefanov mingi hetk ja nüüd on 19-10. 5 viimast eksinud. Täpselt nii on, et see protsent jah. Õnneks alguses oli nii tubli, et ta nüüd kuhugi väga hulluks ei lähe. 53%-ga on ikka kokkuvõttes ära lahendanud, aga just need viimased, nagu sa ütlesid, võib-olla 5 rünnakut on see, mis murelikuks teeb võib-olla. Aga kombinatsioon vahet mängitakse keskelt. Mihkel Varblane toob punkti Selver Taltechile ja on nüüd kodumeeskonna oluline, et siin taaskord kohe game'i alguses ära ei lastaks, et pead hakkama game'i lõpus siin vägisi järgi proovima saada, et game'i algusest peale on vaja kogu aeg ikkagi mängus sees olla ja sellised asjad aitavad mängus sees hoida. Need kuluvad ära ja Ogeel võtab ka hea meelega neid vastu oma veeskonnalt. Väga korralik serv. Jälle magasin kiiruse maha, kui üldse näidati. Aga ma arvan, kiirusest olulisem on jälle see koht, kuhu ta täpselt väljakul asetati. 3-3 ja Kais jätkamas. Ja läheb ühte veel samasse kohta lööma, aga seekord läheb pall pikaks ning 4. punkt pikant Tartule. Ei hakka mehed vaidlema ka ja seda üle kontrollima tundus, et piisavalt palju ja kindlalt see ikkagi outi läks. Ma usun, et nüüd siia Kaisi peale tullakse ja nii on. Sõrmedega saab Kais kätte Renoss. Ja neid suundasi ja neid nurkasi me oleme näinud. Ja Markus Keelele ka kiituse, et väga ilus tõste, pikk vahe. Ei saanud väga mugavalt seal palli alla varakult kohale minna, aga tagasi hüppe pealt ja hea pikk vahe. Väga hästi hoidis kõrgusse tõsta tegelikult, et ilusti nurka välja. Ja nüüd on siis Aavo Keel selles game'is toonud selle sama koosseisu väljakule, kes ta seal eelmine mäng välja päästis. See on see serv, millest sina rääkisid enne, aga pall vist on audis ikkagi. Näitab Mihkel Varblan ise ka, et natuke oli audis, aga tõesti pehmelt ja sellisel lõdvarandmega ta seda kuidagi väga hästi kerib, jah. Ja päris kiiret ja täpselt nii-öelda üle võrgu ka, et seal reageerimisaeg jääb päris väheks. Aga Martti Juhkami. Ja 6-4, Martti Juhkami lööb nüüd ässa, et miks Taavi siin ohkas. Meile öeldi kõrva, et ilmselt see Varblase serv ikkagi sees pigem oli. Jah, nii et jälle võib-olla peaks rohkem kasutama. Ja kui sulle see asi on antud, sest nüüd lööb Juhkami sulle hoopis 2 tükki järjest ära ja oledki 3-ga taga, muidu oleks +1 olnud. Täpselt nii, aga oleksid meil tablool ei ole ja tuleb sellega leppida, kui mehed ise ka tegelikult nõustusid. Keegi ei isegi ligi lähedal jäänud sellele, et hakkaks seal challenge'it paluma või ütleks Aavole, et aga kui nii, siis nii, Aavo Keelel muud üle ei jää, kui hetkel ikkagi jälle peab aja maha võtma, et
meestega läbirääkimisi pidada. Ja kohe pärast seda, kui mina jõudsin öelda, et siin selles game'is tuleb hakata ikkagi algusest peale kaasas püsima, siis on nüüd Martti Juhkami serviässade toel Tartu saanud 3 peale. Heiab Tartu ikkagi neid mehi, kes selliseid serviseerijaid teevad, on Williams löönud täna 3 ässa, Kaibald 1, Juhkamil nüüd juba ka 3 ässa koos ja vigu ei ole teinud, nii et väga head numbrid ja Mark Saru ka on küll 2 viga teinud, aga 2 ässa ka löönud, nii et kokku juba 9 ässa Tartul löödud tänases mängus ja sinna kõrvale 10 viga ainult tehtud. See on väga hea suhe tõesti. Väga heas balansis tõesti. Aga time-out on läbi ja Martti Juhkami jätkamas. Ronessi vastu võtsin 4,5 meetri peal, saab ise lüüa ja Mats Roness. No, nüüd lõi seda teravat diagonaali ikkagi juba jõuga, et muidu ta teeb sellise randmega ja pigem täpsusele orienteeritud, aga nüüd sai ikka õlaga taha. Ja jõuab jah, sealt Mart Naaber lendab ka eest läbi, et jääb päris palju ruumi talle sinna diagonaali minna. Aga Andres Jefanov 5-7, mees, kes täna veel ässa löönud ei ole. Ja ei saa ka praegu, nüüd saavad pidurdusel siit Selveri mehed, aga kaitses ei jää see pall enda poolele. Williams, ka see pall jääb veel mängu, Kaibald. Keskelt mängitakse Naabriga, seal on Aganitsa käed ees, Naaber selja taha tõste, võrgupealne võitlus. Keel juba arvas, et vist sai punkti, aga endiselt pall mängus, Kais, Keel. Roness läheb pikaks ja tõste, peab hanitama, Tartu mehed toovad ülesse ja lõpuks Jack Williams tõmbab pikem õlekõrre seal punkti lõpus. No, päeva pikim ralli äkki isegi ja ikka Williams on see, kes lõpuks selle viimase lõppsõna ütleb ja kui teised ikkagi hoiavad palli mängus ja klõbistavad, siis Williams läheb ja otsustab selle ära. Ja vaatame, hoiame silma peal Williamsi protsendil 69 jätkuvalt kõrge. Ja 8-5 ning Mart Naaber servimas. 210 sentimeetri pikkune temporünde ei klapi nüüd sinna keskele ka hästi. Tartlased teevad ka kaitses oma elu raskemaks. Maar, Keel, ühed tsooni nüüd Jefanovile ja Kaibald võtab Andres Jefanovi kinni. 9-5. Päris valus. Korraliku jõuga läks seda lööma puhtalt piirisektorit ja Kaibald päris ilusti seal ees. Ja ei mingit äralendamist, positsioon valitud. Käed eeskujulikult hoitakse viimase hetkeni üle ja täpselt sellistest olukordades need blokipunktid ka boonuseks tulevad. Keel, Roness saab ise sealt blokist tagasi tulnud palliga vastu nägu ning 10-5. Tundub, et Bigbank Tartu ei ole täna siia nalja tulnud tegema. Täna tõesti hoiavad fookust. Juba on kauem hoidnud paremini kui võib-olla eelnevates mängudes, et 2 game'ile lisaks ka 3. algus on väga hea olnud. Naaber jätkamas. Maar, Keel, väga hea tõste siin ühese bloki vastu, aga Mart Naaber mängib kaitses ja toob kaitses punkti ka. Kallistavad seal veel Andrei Ojametsaga pärast seda ja siit saab küll toppidesse mingid punkte. Ja vaadake, kas saame korduses teha, kuidas Mart Naaber ennast salgavalt läheb rünnakule vastu ja mängib kaitses ülesse selle palli. Ja siin tasub eraldi võib-olla videopilti võtta ka Tartu pingi tähistamine. Ma olen näinud isegi Tiiti tähistamisi, mis on väiksema emotsiooniga. Praegu ikkagi just kui riputati siin juba mingi medal kaela endale. Aga rõõm on näha, et pink elab ja positiivset emotsiooni sealt kaasa toob. Ilmselgelt ülioluline see on ja nii on see muidugi lihtne, kui tulevad ka positiivsed sooritused väljakul. Ja eks iga õnnestumine toodab järgmise õnnestumisi ja ka positiivset mõttelaadi. Jah, aga Aavo Keelel siis peab tegelema oma olukorraga, mis hetkel vähemalt tabloo järgi nii positiivne ei ole, nii et sul 5-11 Aavo Keel oma teise time-out'i ära kasutab. Sul oli 5-4 servias põhimõtteliselt võtta. Ära hakka. Ja nüüd oled hoopis 5-11 taga. Aga las ta olla, ega midagi teha ei ole. Selline see sport on kord. Jah, õnneks või kahjuks selle TalTechi mehed seda vist ei tea praegu. Ei tea kindlasti, jah. Kais. Ja keskelt nüüd Andrei Aganits toob punkti 6-11 ja kõik game'id on selle stsenaariumiga läinud, et
et kuskil 10. punktiks on Bigbank Tartu 5 punktiga ette saanud ja siis käib juba päästmine Selver TalTechi poolelt ja hetkel ei ole veel 2 geimi suudetud päästa, vaatame, kas 3. õnnestub. Mats Ronessi palling, korralik palling, üle tulev pall, Aganits mängib 3, Keel. Kais läheb piiri lööma, kui hästi mängib nüüd Eerma kaitses ja kas Kaibalt lõpetab selle punkti, ei lööb võrku. Selle punkti kindlasti parim liigutus oli see Eerma kaitse, nii puhtalt ja ilusti ikkagi piiris istuda. Ei olnud lihtne löök ka, selles mõttes ei mingi poolikoks, et päris korraliku jõuga sai sinna piiri vajutada, aga Kaibaldilt tõesti tuleb rünnaku viga, mida ta täna väga palju ei ole teinud. On neid teinud 2. Ja nüüd ei suuda 2 meest ära jagada seal võrgu kohal, kes peaks lööma, kes ei peaks lööma ja tänast mängu see võib-olla natukene iseloomustabki ja Selver TalTech annab taas, no tegelikult võime öelda, et nagu annavad tasuta punkti ära, mis peaks nende tasuta punkt olema. Olen nõus, ma ei imesta üldse sellised olukorrad tekivad, praegu on kõige üllatavam, et kes seal omavahel kokku hüppasid, 2 päris kogenud meest tegelikult võiks suuta neid asju paremini seal ära jagada. Ronessi vastuvõtt, Keel mängitakse keskelt, pannkoogiga tuuakse see ülesse, Maar on kaitses valmis, Jefanov ja seal on joone viga veel Jefanovilt ka ning ja need asjad ise keerad ühe käki, 1 punkti ära ja siis annad 2 veel järjest ära, et nii need olukorrad muutuvad. Ja eks nad võimenduvad tõesti, praegu on jälle, ma ütleks, et võib-olla kõige suurem selline momentum isegi Tartu poolele selles mängus tekkinud. Esimesed game'id on ka kindlalt nii-öelda domineerinud, aga praegu võib-olla on see üleolek isegi veel kindlam just mängupildi osas ka. Ja olen sinuga täiesti nõus. Nüüd keskelt Aganits ikkagi toob selle punkti ja 8-13 ning meeskonna kapten ise servijoone taga. Eelmine mäng rääkisime, et tempot saavad palju tööd, siis ka see mäng tegelikult ikkagi on just Aganitsa usaldatud palju. Aganits saanud lausa 13 tõstet juba, et tempomängija kohta ma arvan täitsa korralik number. Eerma Williams ja ühese ploki vastu lööb ära. Ühene plokk ja natuke ebakorrektne plokk ka, et vaatasin kaitsekoha järgi Aganits oli seal 3 meetri peal juba, et siis olenemata olukorrast pidi see piir kinni olema, ise natuke ka sinna sidemängesse kinni, igatahes segaduse lõpuks punkt ikkagi Tartule. Ronessi vastuvõtt, Keel, Kais, seal on Neerma käed ees, saavad Selveri mehed uue võimaluse, Kais uuesti ja lööb antenni ja miski ei õnnestu enam, et siin võib-olla ikkagi proovida, no ega siin väga vist ei ole enam proovida, et ise võib-olla mingi hetk mõtlesin, et kas sidemängijat uuesti proovida vahetada, et no mingit muutust on vaja. See on üks variant, ma kindlasti laseks Lukenil serviseerijat teha, tema planeeriv on hea kiirusega ja eelmine mäng nägime ka, kuidas on võimalik Tartule haiget teha sellega. Üle tuleb pall, Keel ei klapi väga hästi sinna Jefanovile, aga Jefanov punkti ikkagi toob ning 9-15. Võlub välja keerulisest olukorrast Jefanov selle punkti. Jälle sama olukord, et kuna tõste oli selline ebatäpne, ülikiire, siis õnneks ka plokki ei jõudnud ja selline ühe jala pealt löök maha jäi. Ja seal Juhkami tuleb plokist üldse välja ja lähevad natuke liinid sassi. Aga Markus Keel teeb täna ikkagi ühe servivea ka ära, et võib-olla tal said ka need hooja servid löödud eelmine mäng. Näitab, et oskab eksida küll. 16-9 Bigbank Tartu juhtimisel. Mark Saru palling, Kaisi korralik vastuvõtt, saab ise 2 tsoonist lüüa. Hästi mängib taas kord Eerma tegelikult kaitses. Jõuab õigele positsioonile, jah, seekord see pall mängu ei jää, aga tegelikult teeb kõik hästi. Hästi piisavalt tugev, see rünnak on ühese ploki vastu, Eerma tõesti siis plokist vabana, eks sa pead välja liikuma võrgust. Raske on seisma jääda, kohta ära fikseerida, aga ikkagi suudab veel puutle sealt kätte saada. Tartu mehed muidugi olid seal pingi peal valmis ka ikkagi tooli eest ära võtma, aga piisavalt kaugele see ikkagi lendas. 10-16 ja Kaur-Erik Kais
siin game'i alguses alustas küll ühe ilusa ässaga, et nüüd oleks vähemalt 3 vaja siin. Ja esimene on lähedal, aga ei tule ikkagi. Juhkami 3. ploki vastu ja lööb auti, küsitakse ploki käsi ja olid Varblase käed ka, kes ise tõstab kohe sõrme püsti, et jaa, tõesti nii olid. Ahaa, ausad mehed need, Selver TalTechi mehed, et või tõstis ta tõesti siis pärast juba otsust, aga mina oleks ka puhtalt öelnud, et täiesti out ja seda puudet ei olnud, aga kohtunik tegelikult juba enne jah, näitas ära, et ploki puude oli, et siis selle peale Varblane kohe tõstis käe enda meestele ka, et nii üle tuleb pall siin Selver TalTechile, Keel, väga kiire tõste nüüd sinna Ronessile, väga hea tõste ja Roness lööb ära. 11-17. Ja, kiirust arvestades Mart Naaber isegi hästi jõudis sinna kohale, aga Roness hästi oma asja teeb hea kõrguse pealt praegu ja pallid maha jäävad. Vaatame, mis tema täna kokku on pannud numbrite poolest. Ei ole tegelikult palju palle maha saanud, 9-3, 33%, nii et sama säravat esitust kindlasti ei ole teinud kui eelmine mäng. Juhkami vastuvõtt 2,5 meetri peal Mart Naaber keskelt, kaitsab kaitses üles, aga Nits peab üle andma. Kaibal, Teerma, Williams ja Jack Williams lööb tsoonist 4 ka neid palle ära ja 18-11. Toob enda siis 16. punkti tänases mängus Jack Williams ja ei kuku kuidagi alla 60 rünnakuprotsental. Ja tõesti Tartu meeskond 18-11 kolmas game ja me saame siit, ei saa 1,5 tunnist mängugi, kui oleme harjunud 2,5 tunniseid nägema. Ja, saad tund aega intervjuusid teha äkki. Aga kõik korvpalliinimesed rõõmustavad ja ega kuna mul endalegi Koss meeldib, ega pole hullu, saab Kossu ka vaadata siis. Keel, Kais, Jefanov ja väga teravalt tõmbab sealt. Nii nagu võiks neid Anisi lahendada. Päris korraliku tugevusega Ani, ütleme. Jõuline Ani. Väga jõuline. Viiskas korralikult selle sinna alla ja kaitses enam mängida ei saanud. Ja tuleb mitte tagasivahetus, tuleb vahetus, et Kusti Nõlvak etteliini tuuakse, et nagu me ütlesime ka, et plokk on Kustil parem kui Markus Keelel ja seal eesliinis seda kasutatakse. Jefanov, korralik palling, aga kui hästi on see Vahteril käes. Mängitakse paipi, aga Nits arvab küll ära, et see pall sinna läheb, aga Juhkami lööb kätest auti ja 19-12. Kiidame tõesti vastuvõttu, kes oli esimene paip isegi, mis täna mängiti. Ei tule meelde küll. Mälu järgi raske öelda, ega see vastuvõttu numbrid ei ole ka nüüd maailma kõige paremad olnud. Ei ole soosinud seda tõesti. Kais, Nõlvak, Jefanov ühe tsoonist ja nüüd lööb kõvasti sealt piiri ära selle. Kui Kaibald enne ühe sai kätte sealt piirist, mida Jefanov ka täisjõuga läks lööma, siis nüüd jäi ruumi natukene rohkem ja väga hästi Jefanov lahendab. Ja kui siin vastuvõtust juttu oli ja numbritest rääkida, siis tegelikult mõlemal võistkonnal terve mängu peale kokku positiivse vastuvõtu protsent 37. Rääkisime siin statistikuga ka, et eks ta natuke kriitiline on ja rangelt selles mõttes seda joont hoiab statistika numbrites, aga joon on ühtlane ja vastuvõtu numbrid on siis sarnased. Kusti Nõlvak saab ka kollase kaardi, on ise rahul või mis rahul, käib ikka naeratavalt seal kohtuniku juures. Tema kurjaks kohtuniku peale ei lähe, isegi kui kaardi saab. Mis ta seal ei näinud kordusest lõpuni täpselt, et mis ta tegi, aga Kaarel Põldemaale midagi ei ole palju vaja teha. Ei olegi palju sellest, kui sa seal seisad liiga kaua lihtsalt niimoodi. Näoga sinnapoole, jah. Ja Jefanov kaitses, ei tule see üles ja 20-15 saab Bigbank Tartu kolmandas game'is juhtima. 20-14, vabandust. Päris korralik edu ikkagi sisse juba mängitud ja hästi vaatad mängu koondnumbreid. Ei ole näiteks rünnakuprotsentides tohutult suur vahet sees kahel võistkonnal, aga milles tuleb suur vahe sisse on võib-olla see Selver TalTechi tehtud rünnakuvead ikkagi, mis
Tartul midagi astu panna ei ole, Tartu on hoidnud puhast joont 6 rünnaku veaga ainult ja kui palju neid kokku nüüd meil on siis? Selver TalTechil 15. Ja seal on vahe sees, jah. Ja tuuakse ka Henrik Luken, saad sinagi selle vahetuse, mis sa soovisid kätte. Ja mina rääkisin Kusti Nõlvakust, nii et natuke jagame. midagi jagame ja vaatame, kas see Luken suudab püsida joone taga kauem kui 1 serv. Ei suuda, sest Mark Saru ilusti keerab sealt üle õla selle keskelt rünnakuga 1 tsooni ja 21-15. Kui siin ka vahepeal rääkisime sinuga 2 geimi vahel, et Mark Sarule vist esimene selline enam-vähem võrgu lähedalt tuleb tõsta, et ta sai enam-vähem selline 6 tükki sealt 3 meetri joone pealt ja siis ei klappinud ja tegelikult sellepärast vahepeal rünnak seal oli 6-1 ainult, aga ta saigi ainult riskeerivaid tõsteid sinna, mis ei klappinud tõesti. Kais, Õlvak, Kais, hästi mängib Pahter kaitses, Eerma jõuab tõstma ka veel. Juhkami läheb sealt ladvast lööma, pall endiselt mängus. See tõste läheb nüüd väga peale, Juhkami 3. plokis saab kätte. Õlvak otsustab ise lüüa, Eerma kas toob tagasi, toob ja see pall on üle ka veel. Näeme suurepärast võitlust Tartu poolelt siin geimi lõpus veel siukses eduseisus, aga ikkagi Selver TalTech saab selle punkti, kuid aplodeerimist väärt ka ja Rasmus Meius Tartu pingi pealt ka läheb plaksutab oma meestele seal. Läheb plaksutab tõesti aplausi väärt. Võitlus oli kindlasti Tartu meeste poolt ja lõpuks kurb vaadata, kuidas selline lihtne pall siis lõpuks sinna maha kukub, kui nii palju vaeva on nähtud, aga see näitab, et mehed on peaga mängus sees. Korralik edu geimi lõpus ei ole veel rahulikuks neid teinud ja ikkagi pingutavad lõpuni. Markus Keel pallimas ja lööb ässaks selle. Andrei Ojamets teab, et on sees, aga võtab pingilt öeldi Andrei Ojametsal, et sees on see pall. Ojamets näitas pingile. Oodake, ma võtan selle vaide ikkagi ära. Laseb Markus Keelel natuke siis küpseda siin servijoone taga. Laseb mõelda veel, jah. Võib-olla on hea isegi, mees saab pulsi alla, saab rahulikult puhata. Ja päris napilt ikkagi seal joone peal. Ja päris napilt seal joone peal, jah. Aga sees pall ta on. Jah, ja Tartu mehed nüüd hakkavad väljakut kuivatama. Praegu läks tõesti märjaks sealt, just, et seal joogipudelites see hoidja oli. Ja. Kuidagi läks see ümber nüüd just, jah. Ja Mart Taaber peab siis seda väljakut kuivatama hakkama. Võeldakse kõik välja, aga nüüd Keele serv läheb külje pealt päris pikalt auti ja 22-17 Bigbank Tartu juhtimisel 3. geimis ja Mark Saru servijoone taga. Tundub, et ikkagi head võrkpallisõbrad, hakake kalendritesse märkima 31. märtsi kell 19.00 Tartut. Aga vaatame kõigepealt ära ikkagi lõpuni. Kais läheb koksama, hästi mängib Aru kaitses. Juhkami hanitamas, Varblane julgestab ise ennast seal. Jefanov ei löö ka ära, saavad tartlased veel ühe võimaluse. Williams, Maar kaitses all, aga nüüd ei ole, on ikka abi minemas ja saadakse veel kord üle. Juhkami lööb auti pallist mööda, et saame nüüd siin mängu lõpus päris pikkasi pallivahetusi. Täpselt, kui me alguses rääkisime, et rünnakuprotsendid olid meeskondadel nii kõrged, enamus rünnakuid ära lahendati ja ploki ja kaitsed puuteid väga palju ei olnudki, siis nüüd me oleme selles geimis vähemalt saanud ikkagi sellised rallisid, kus juba kaitses tuuakse ka üles ja hoitakse seda palli mängus, nii et aga siiski, vahe ikkagi 4 punkti ja Tartul ainult 3 vaja, et see mäng lõpetada. Saavad hästi tartlased kätte, hästi mängib Kais kaitses nüüd. Jõudis otsa vaadata veel pärast seda rünnakut Marti Juhkamile ja raputada pead, et midagi paremat on vaja panna. Käib siin ikkagi ka mängu lõpus veel action. 19-22. Saame ikkagi selle vahe jälle väiksemaks 3 punkti peale ja loomulikult kas isegi identsel seisul tuleb see topeltvahetus kuskil samas suurusjärgus on ta kogu aeg olnud. Toomivahara ja Wardlow sisse. Williams Eerma välja, aga no nüüd
näitas Kaur-Erik Kais suurepärast kaitseoskust, et ja kõik ikka samamoodi, kui on topeltvahetus, siis on meelest läinud, mis asetus peal on. Martti Juhkami käib teise kohtuniku juures. Teine kohtunik ka natukene naerab selle peale juba. Aga kaptenil on see õigus minna asetust küsima, et kõik legaalsed võtted kasutatakse ära. Kais korralik palling, aga saavad tartlased selle kätte. Nüüd Toomivaara läks väga riskantselt sinna mängima. Rones sanitamas, toob tegelikult päris hästi tagasi ploki kaudu. Läheb uuesti Ronessile, ladvast lööma, hästi mängib Kaibalt kaitses. Wardlow, sealt saab Rones puute, Jefanov, Varblane ja ka Mart Naaber. Aga Mart Naaber võtab nüüd Mihkel Varblase kinni sealt. Anti veel väikene õlekõrs, aga oli väga magus ülekõrs oli võtta ja Varblane vist ei kuulnud Andrei Ojametsa mängueelset intervjuud, kus Andrei ütles, et jõulu ei ole, jõulud on läbi, kingitusi ei tehta. Varblanele väga selged kingitussid, liiga lihtsalt lootis seda punkti saada ja kuna selline ebastandardne pall oli, ega seda plokki ei näinud ka. Ei näe, kui sa lähed sealt keeramise pealt selja tagant tulema. Aga sa pead teadma, et seal ikkagi keegi on. 23-19 ja Aleksander Eerma. Planeerivaga Kaisi vastuvõtt Keel. Jefanov hästi mängib Eerma kaitses, aga mitte piisavalt hästi. Ja 20-23 ning Mihkel Varblase kord servijoone taha astuda. Ja Varblane on see mees, kes täna kruttinud on neid serve sinna lühikesi ja pikkasid. Vaatame. Ja temal on siis, tohi kõva häälega rääkida, Varblane kuuleb, et üks tema hästalt ära võeti, aga eks nad ka pärast mängu saavad neid asju siis järgi vaadata. Varblasel täna üks ässi statistikasse kirja läinud, vaatame, kas suudab siin midagi veel tekitada. Juhkemi vastuvõtt Eerma, Williams vasaku käega, hästi Jefanov julgestamas, saab sinna tõsta ise ka veel. Lööb vahelt ära, seal mängib Vahter kaitses, uuesti Jefanov ja nüüd lööb sealt jõuga, noorel mehel jõudu ka kõvasti juba tulnud ja 21-23. Jõuga ja kas kõrgusega ka muidugi. Jah, see oli üle ploki. Jaan Vahter küll tegelikult väga õige koha peal, ühe sai sealt kätte ka ilusti kaitses. Ida Maganitsa ka seal, kes tegelikult jõudis siis sealt ilusti veel seda kaitses kohe üle tulevat palli ilusti kätte mängida, mängis ka seda hästi kätte, aga teine rünnak tõesti juba üle ploki Ivanovilt ja punkti vääriline, nii et näeme time-outi, seekord siis juba peab seda võtma Andrei Ojamets. Jaa, 21-23. Äkki ei saagi see mäng läbi veel? Ei oska ja julge ja ei taha midagi selles valdkonnas praegu ennustada. Elame-näeme, järgnevad minutid annavad arutlust, mis me sinuga rääkisime ja mida sina soovinud oled, ühte võib-olla maraton game'i ei ole olnud selles seerias, siis veel, et ühe rekord lühikese game'i saime ja ise siin vaatasime, et võiks ju ühe sellise 40-se ka saada, game'i ka teha ikkagi, kus 40 punktini võib-olla ühe võistkonna skoor võiks minna, et vaatame, selleks peab Selver Taltech veel selle väikse vahe ikkagi kinni võtma. No nii, vaatame, kas Varblane läheb seda kerivat sinna tsooni 2 tegema või läheb kõvemini lööma. Läheb kindla peale üle panema. Eerma, Juhkami ja leiab sealt selle augu ja vahe üles Jaganitsa ja võrgu vahelt. Kui keeruliselt ja raskelt see punkt praegu tuli juba vastuvõtt väga võrgu peale Eerma. Raskes olukorras ühe käega selja taha peab tõstma, Juhkamil ka pall võrgust kaugel, plokki enam ei näe ja ploki vahele selle tee ta leiab. Aga esimene matšpall tänases mängus, Martti Juhkami paneb seda mängu. Jefanovi vastuvõtt Keel, Jefanov ise ühese ploki vastu, läheb seal piiri lööma, aga Vahter tegelikult väga hea positsiooni valikuga. Ülesse see muidugi ei tule, sellepärast et see on piisavalt tugev löök. Ja kes muu võikski praegu servima minna kui Jefanov, kes täna, kui ma ei eksi, ei ole veel ässa löönud. Ei ole ässa löönud Andres Jefanov. Nii et 22-24, see tähendab, et Bigbank Tartu teine matšpall oma side oudilt ja Andres Jefanov. Täpselt see 4 ässa, mis tal iga mäng on vaja praegu ära hüüa, siis Selver Taltech. Ja esimene olemas, 23-24. Tartul peaks vist üks time out ka võtta veel olema. Tabloo täpselt seda näitab, nii on Andrei Ojamets. Vaatavad üks noormees, üks vanem mees vaatavad üksteisele otsa, et kas võtad või ei võta, kas ma üldse hakkan üle joone astuma.
teavad ju kõik, et ta lõpuks selle võtab ja Fanov teadis ka. Andrei Ojamets ei tahtnud seda võtta enne, kui Fanov valmistub, et tõesti üksteisel otsa vaadati ja oodati siis seda märguannet, aga nüüd loomulikult Andrei Ojamets selle ära kasutab ja et paneb veel suurema pinge peale noorele mehele, kes eksimisruumi ei ole. Aga ikkagi seda noort meest, vahet ei ole, mis see järgmine serv nüüd tuleb. Sa lähed 22-24 servima, sa ei ole terve mäng ühtegi ässa löönud ja sa sellisel hetkel lähed oma parimat servi lööma ja sa leiad selle ässa. See on tõesti super, et see on 17 vanust, 17 vanust mehel, noormehel, väga noormehel. et see sellised asjad juba paigas on ja seda närvi piisavalt on. Tema maikuus siis saab meil alles 18-aastaseks, et veel paar kuud 17-sena ka minna. Koondise ajaks ilusti täisealiseks. Täisealiseks. Aga 23-24 Jefanov on palli kätte võtnud ja paneb ühe veel ja paneb ühe veel ja Andres Jefanov paneb ühe ässa veel 24-24. Martin, kas me oleme üllatunud? Ei ole kusjuures, Taavi. See on täpselt see, mis olekski väga veider olnud, kui see oleks siin kuidagi igavamalt lõppenud. Ja Jefanov. Ja nüüd heidama seda palli korralikult. 25-24 saab Tartu ikkagi ka teise või kolmanda matšpalli ka veel. Nüüd Selver TalTechil ütleme veidi mugavam olukord, kus siis oma side out'ist on vaja see seis ära päästa, et kindlasti see on lihtsam ja parem, kui oma servil minna seda päästma, mida Jefanov siis praegu tegi ja hoidis oma meeskonna mängus. Maar, Keel ja nüüd mängitakse Jefanovi peale ja Jefanov lööb sealt selle palli kõvasti ja pikalt out'i ning seisuga 26-24 ikkagi Bigbank Tartu võidab selle kolmanda game'i ja kogu kohtumise game'idega 3-0. No ikkagi saime siia mängu lõppu päris ägedat emotsiooni ka veel. Et tundus juba tõesti, et kas tõesti, aga ei. Kiitus Jefanovile kindlasti. Ise ta selle olukorra tekitas, et siin viimased punktid pingelised olid. Loomulikult ta ise selle viimased tõste ka sai ja läks selles mõttes korralikult tugevalt riskima seekord napilt out'i. Ja parimad mängijad ka siin ära autasustatakse, keegi neid siin valinud on Tartu poolel, siis ja peatreenerid valivad neid. Jack Williams ja Selver TalTechi poolel kapten Aganits, kes tõesti tegelikult ju tubli oli. Ja lähme vaatame, kas õnnestub ka mõned intervjuud siin saada, kuna korvpalli ülekandeni ka veel natukene peaks meil aega olema, siis jõuame need intervjuud ära võtta, enne kui hakkab Balti liiga poolfinaal korvpallis. Hästi rõõm on, et saime täna siis eetriaja sõbralikult ära jaotatud ja võrkpall lõppes piisavalt kiirelt, et saab ilusti ka korvpalli peale lülitada. Vaatame siis numbrid üle, millel me tegelikult mängu jooksul ka pingsalt silma peal hoidsime. Mainisin, mis võis otsustavaks saada, oli siis suur vahe rünnaku vigades. Selver TalTechi poole peal tehti neid lõpuks kokku 17 ja Bigbank Tartu siis 7 viga, mis on märkimisväärne. Tartu ei löönud mitte kordagi plokki või võib siis öelda, et Selver TalTech ei pannud absoluutselt ühtegi punktiväärilist plokki terve mängu jooksul, nii et ka element kindlasti, kus nad oma mängu parandama peavad. Parimatest meestest jälle ilmselt tuttavad nimed ja korduvad nimed, nagu terve mängu kiitsime Bigbank Tartu poole peal. Jack Williams jäigi lõpuni oma numbrites väga eeskujulikuks, mängu lõpuks 58%, tema rünnakuprotsenti ainult 2 viga ta rünnakul tegi, nii et 17 punkti pluss 11 temalt kokku koos 3 ässaga. Mees on tähtsateks mängudeks heasse vormi saanud. Kes veel Tartu poole peal võitjatest üli head numbrid tegelikult näitas, oli Stefan Kaibald. Sai mängu alguses vähe tõsteid, sai mängu lõpus vähe tõsteid, aga vahepeal viis oma rünnakuprotsendi päris kõrgele, ehk siis 12-7 kokkuvõttes ka temal 58%.
kes siis rünnakuid vedasid ja kes veel palju tõsteid sai Tartu poole peal on Juhkami. Protsent küll kõrge ei ole, aga ka temalt eeskujulik mäng selles suhtes, et vigu ei teinud peale ühe siis rünnaku vea. Selver TalTechi poole peal rääkisime palju Jefanovist ja põhjusega 19 punkti üleplatsi mees pluss 11 ehk siis kasutegur sarnane Jack Williamsile ja tema rünnakuprotsent mängu lõpuks siis 55, mis on ka ikkagi heal tasemel, mis võib-olla jah, oli murekoht nii nagu ka võistkondlikult oli siis see, et Jefanovil selline 6 rünnakuviga ikkagi juures oli. Selver TalTechi poole peal veel tegelikult punktiskoori mõttes korralik mäng. Kauri-Erik Kaisit sai oma 10 punkti ikkagi kokku, aga rünnakuprotsent ja vigade arv kindlasti vajavad parandamist. 24-8 ta rünnakuid ära lahendas, aga tegi sinna kõrvale 5 viga, nii et sealt on ka võimalik kindlasti kokku hoida. Pikalt Selver TalTechi mehed nüüd siin väljaku keskel ka asju veel arutavad. Peatreener nad sinna kokku on võtnud ja Ogeel ikkagi emotsionaalse mehena selles mõttes kontrollib ennast praegu hästi, aga kõik mehed vaikselt kuulavad, mis tal sellest mängust öelda on. Tahaks väga ka seal koosolekul olla, aga eks me näeme nende vestluste tagajärgi siis juba järgmistes mängudes. Martin on saanud võidumeeskonnast Martti Juhkami endal kaamera ette, nii et kuulame, mis temal öelda on. Võit tundub, et saite tagasi ree peale. Aga eelmine mäng oli tegelikult sama teed pidi minema, siis seekord saime 3. game'i lõpu kätte, eelmine korda andsime ära. Täna oma vigu rünnakul kõvasti vähem kui Selver TalTechil, tegelikult ka eelmises mängus sama muster oli esimestes game'ides, et täna suutsite seda siis ikkagi lõpuni hoida. Jah, et eks me saame aru, et tegelikult vastased ei ole ka nüüd väga suure efektiivsuse protsendiga, et me võib-olla ei pea nii palju neid riske võtma, et võib-olla targem on vahepeal pall mängus hoida ja uuesti blokaitsega pall tagasi võtta. Kas selle 3. game'i lõpus hakkas natukene endal déjà vu mõttega peale tulema, kui Andres Jefanov, kes pole terve mäng hässasi löönud, tuleb seisul 22-24 ja lööb 2 hässa? Veel ei tulnud, et tegelikult oli ikkagi, kui seis on 24-24, siis vastuvõtjal peaks tegelikult ikkagi eelis olema, et tubli poiss, et lõi 2 hässa, aga lõppkokkuvõttes 0 meie. Juba siis teisipäeval 5. mäng, kas selle aja jooksul jõuab veel mingeid muutusi ka teha või pigem ikkagi nüüd tuleb selle jõuvarude pealt veel mängida, mis alles on? Vaevalt siin midagi uut ja üllatavat kellegi jaoks on, et eks me samamoodi pusime edasi ja loodetavasti pakume publikule elamuse. Aitäh, Martti, ja palju õnne! Kapten Andri Aganits. Täna tegelikult, kui vaadata rünnakuprotsenti, ei ole häda midagi, võib-olla rünnaku vead lõppkokkuvõttes ja oma blokkkaitse täna, mis alt vedas? Ega mul midagi rohkem ei olegi öelda, et nii täpselt oli. Oma blokkkaitse ei hakanudki tööle terve mängu jooksul ja rünnakul need vead ja Tartu siis meile midagi väga ei andnud, et selles mõttes kui ise oleme passiivsed, siis ei tule. Mis see plaan täna muidu mängule tulles oli, et ikkagi piisavalt võrgust eemale suruda, aga vist serv täna nii hästi parem ei toiminud? Üldiselt ma arvan, ei saa väga nuriseda, aga ma arvan ikkagi põhiline põhjus oli blokkkaitse ja meie olek. Et see võib-olla oli siuke liiga ootusärav. Nüüd tuleb seda 5. mängu minna mängima. 5. mäng juba teisipäeval siis Tartus. Kas see on puhtalt tahtejõu küsimus seal, et kes selle võidab? Ma arvan, et tahtejõust ei ole kellegil play-offid. Kõik tahavad võita, kes meist kaotada tahab ja selles mõttes ma arvan, tuleb jälle üks kõva lahing. Aitäh, Andrei! Ja vaatame, kas saame ka peatreener Aavo Keelekorra siia.
Ei ole üldse lihtne Aavo Keelt tabada, aga on nõus ta ikkagi oma mõtteid vahetama. Sai ta meestega just pika vestluse tehtud, nii et saab olema huvitav kuulata, kuidas alati teravate mõtetega Aavo Keel selle mängu kokku võtab ja Martin saab temaga kohe ka alustada. Selver TalTechi peatreener Aavo Keel, täna üks lühem mäng paraku niipidi, et võib-olla oma sõnadega, et miks nii läks? Lühem mäng, ma pean eetrile täis rääkima, mis teil on aega, nagu ma aru saan. Ruttu läks. No mis ta läks selles mõttes, et nüüd me näitasime ütleme selliseid asju, mida ma arvasin, et neid on meil nagu vähemaks jäänud, aga täna tuli nagu liiga palju, et selliseid mängitava, tähendab, meil olid ikka oksad kasvanud, et see pall põrkas ikka väga kehvasti nagu, et oli selliseid, oli raskeid palle, mida ma saan aru, ei saa, aga päris palju oli selliseid palle, kus nagu, mida oleks võinud mängida nagu paremini, et kas seal sai siis plokk väikse eelpidurduse tehtud või mis iganes, et need natukene ebatäpselt ja siis vajalikul momendil suutsime võrguvea teha, hea mitu tükki, oli see siis plokis, oli see siis rünnakul, et nagu idanema hakkas kuskilt poolt, nii me tegime paar ilusat asja kohe, nii-öelda jutumärkides ilusat asja ära, et selles mõttes tuli meie selline pallikäsitluse tase nagu ilusti välja selles mängus, et ei olnud kõige parem, et kindlasti oli pinget ka selles mõttes, et endiselt ei tunnetanud sellist murdma minekut, ma ei saa nagu aru, millest see nagu kinni nagu on, et võistkond teab väga hästi, et kui nad nagu täiega võitlevad ja mida aeg-ajalt täna oli, täiega võitlevad, siis ma sulan. Seal ei ole vahet, lööd sa 10 meetrit auti või lööd sa 3 meetri sisse. Et need head sooritused tulevad sellega, aga ma ei tea, äkki oli palju sugulasi vaatamas, et häbenesid, ei tea. Täna jah, kõik 3 geimi siis sama stsenaariumiga, et tegelikult kohe geimi algustes 5-6 punktilises kaotusseisus ja siis läks juba selliseks päästmiseks ja täna ei õnnestunud. 3. geim küll väga lähedal päästmisele, aga seekord mitte nii. Eks see noort meest tuleb soorituste eest kiita, aga sinna vahele, kui me nüüd kolmanda geimi lõpp kõige rohkem nagu meeles, eks on ju, et sa teed 2 väga head nagu servi, vastane püsti hädas, punktid meile ja siis sa lööd alumisse trossi selle, et see on natukene see ja järgmine lööd 3-4 meetrit auti nagu, et aga see tuleb vanusega, et hea küll, siin pole veel 18, eks on ju, et ei ole, selles mõttes kõik on nagu arusaadav, aga selline jah, veel kord, et mulle nagu meeldivad sellised, või tähendab, ma nagu hea on töötada selliste mängijatega, kellega sa näed, et see pallikontroll on nendel nagu hästi, et kuskilt maalt ei rebene, et äkki 10-st 1 läheb valesti või 10-st 2 lihtsamatest pallides, kes kontrollivad, et oskavad nii-öelda töödelda palli, tabavad palli, on pallitunnetus, et meie võistkonnal see ei ole kõige parem selles mõttes, et nii ta lihtsalt on, et ega selle kallal me tööd teeme ja nemad ka vaeva näevad ja siiamaani nagu tundus, et nagu läheb ülespoole ja nüüd viskas siukse tüki vahele, jah. Aitäh, Aavo, sulle ja edu juba teisipäeval. Ja selline siis sai võrkpalliülekanne täna, homme juba Inspira kanalil uus mäng, kui Parrus Võru ja Pärnu võrkpalliklubi alustavad järjekordset oma seeria mängu. Nüüd aga hakake nautima Balti liiga korvpalli. Tänan vaatamast ja kohtumiseni.
If you